Küpsetamine võitis koodi. See lause, mis isa häälest nagu rusikas lauale kõlas, tõi õhku piinliku vaikuse. Vend naeris nõmedalt, kuid ema ei karjunud, nagu tavaliselt. Ta ütles lihtsalt, et kui ma ebaõnnestun, siis ei tohi ma koju tagasi tulla ja paluda. Olin 35-aastane, kuid minu otsus ei tulnud äkkiselt, ma teadsin täpselt, mida see minult nõuab. Tõusin lahkuma, just siis avanes uks. Sisse astus mees, keda olin juba varem kohanud, kaust käes. Ta vaatas ringi meie laua ümber ja ütles rahulikult, vabandust, et segan, aga tema olemasolevate lepingute põhjal hindame tema pagaritootemärki $300,000 aastas. Keegi ei naernud, keegi ei rääkinud. Esmakordselt sellel õhtul jäi õhku vaikus, mis oli nii tihe, et seda oleks saanud lõigata. Isa nägu, kui number kõlas, jäi minu mällu, kuid sellest rääkida ei saanud ma veel. Aeg möödus, kõik peaaegu lagunes ja nad üritasid mind tagasi viia sinna, kus kõik algas, mitte triumfi, vaid lauavaikus oli peaaegu talumatult raske. Esimene õhtusöök, enne kui kõik muutus, ei lõppenud õigustamisega, vaid nagu ikka, lahkusin ma varakult, nad uskusid, et olid võitnud. Olin tütar, kes õppis varakult olema vaikne. Meie peres oli heakskiidul oma kuju, see kandis ühtset vormi, mis ilmus naabritele esitamiseks respekteeritava kraadina. See armastas numbreid, mis tõusid etteaimataval viisil ja karjääre, mida sai ühe lausega kokku võtta. Koodimine sobis sellesse vormi. Küpsetamine ei sobinud kunagi. See oli nali, mida vend mõistis, kui ta oma käed ristis ja suud kurti muigama tõmbas, nagu oleks ta näinud trikki, mille lõpp oli juba ette teada. Tal oli alati olnud võimalus sellist nägu teha, temale lubati ideedele panustada, voolu keskel pöörata ja end iga paari aasta tagant uuesti leiutada, nimetades seda arenguks. Kui asjad ei õnnestunud, nimetasime seda kogemuseks. Kui mina isegi ühe tolli kõrval kaldusin, siis nimetasime seda ebastabiilsuseks. Isa kühis nagu tavaliselt, kui ta arvas, et on kannatlik. See ei ole naeruväärne, ütles ta, justkui naer oleks oma töö juba ära teinud. See on realistlik. Ema noogutas mitte nõusolekuks, vaid lõplikult. Tal oli oskus esitada ultimaatumeid, tõstmata häält, nagu oleks ta lihtsalt ilmateadet edastamas. Me ei taha end millessegi tõmmata, millest me sind hoiatame. Ma ei istunud tagasi. Ma ei kaitsnud end. Just seda nad ootasid, et ma selgitaksin end nende mugavusse tagasi. Olin raske tee pealt õppinud, et selgitused on kutse elu läbirääkimisteks, kuid ma ei olnud veel kõik läbirääkimised lõpetanud, see tuleks hiljem, kui ma mõistaksin, mida nad tõeliselt suudavad. Õhtusöök oli juba ette määratud peretuks, mis meie peres tähendas mure maskeeritud hindamisena. Olin kohale jõudnud, teades juba küsimusi, mida küsitakse, kui kaua see faas kesta võiks, kas mul on plaan, millal ma tõsise asja juurde tagasi pöördun. Keegi ei küsinud, kuidas mul läheb. Mitte kunagi, kui nad said küsida, mida ma selle asemel teen. Nad ei teadnud, et olin vaikselt äri registreerinud. Käisin läbi keeruliste läbirääkimiste, et leida koostööpartnereid, kes hindasid minu tulemusi rohkem kui minu CV-d. Nende jaoks oli oluline, kas ma suudan teisipäeva hommikul kohale tulla ja oma ülesandeid täita, mitte see, kes ma olin enne. Ja vastuseks sellele, et nad ei küsinud, ei öelnud ma ka midagi. Ühel külmal õhtul, kui mul ei olnud kedagi, kes mind päästaks, ja kui kõik vaatasid üksteisele silma, mõistsin, et olen üksi. Nad arvasid, et ma tulen tagasi, nagu alati, kuid tõusin lihtsalt üles, võtsin oma mantli ja lahkusin. Kui nad seal veel vaatasid, mõtlesin, et nad ei tea, mis tõeliselt toimub. Istusin oma autos, külm öö ümbritses mind ja olin seal kaua, lihtsalt hingates. Ei nutnud, ei mõelnud, lihtsalt lasin vaikusel end ümbritseda. Nad arvasid, et vestlus oli lõppenud, kui nad naersid, kuid nad eksisid. Kuidas tõestada, et vale arusaam on vale? See oleks nõudnud minult kõike, mida ma ei teadnud, et mul on. See on lugu sellest, kuidas jõudsin sealt ööst ööni, mil uksest astus sisse mees, kellel oli kaustik ja number, mis vaikis kõik ülejäänud. See ei olnud sirge tee, see ei olnud muinasjutt. See oli see, mis juhtus, kui lõpetasin loovutamise ja hakkasin oma saavutusi üles tähendama. Inimesed arvavad, et olin vaikne, sest olin nõrk. Neile sobib see seletus, et vaikus tundub hirmuna, nagu keegi tõmbuks kokku. Aga see ei olnud nii. Ma hoidsin oma suu kinni, sest olin varakult õppinud, kui kallis on tõe rääkimine.
Minu kodus polnud hind kunagi üks, see oli pidev tasumine väikeste lahknevustega, mis lõpuks viisid mind ruumist välja. Õppisin kiiresti, et minu hääl tõi toas temperatuuri alla ja veelgi kiiremini mõistsin, et vaikus lubas mul seal püsida. Esimene kord, kui ma seda mõistsin, olin veel laps. Vanuses, kus teadsin, et midagi on ebaõiglane, kuid piisavalt noor, et uskuda, et õiglus on oluline. Toodud tulemus, millest olin uhke, ei saanud tunnustust, mu vanemad vaid noogutasid ja jätkasid oma asjadega. 5 minuti pärast tunnistas mu vend, et oli midagi tõeliselt valesti teinud. Küll aga sai tema kindlustunnet ja konteksti, mitte pettumust. Nad selgitasid tema viga, pehmendasid seda ja muutsid loo potentsiaaliks. Vaatasin seda vahetust nagu seda, et mulle õpetatakse, mis on õiglane. Saavutamine tõi tunnustuse, ebaõnnestumine aga kaitse. Ja see kaitse oli valjem. Keegi ei olnud julm, mis segas mind aastaid. Ei olnud ukse paugutamist ega tõstetud hääli, ainult mustrid. Ootus oli ebavõrdne, kuid alati sõbralikul toonil. Kui mu vend riskis, oli ta julge, kui mina kõhklesin, olin ma ettevaatlik. Kui tema meelt muutis, avastas ta end, kui mina, olin ma ebastabiilne. Sõnad olid viisakad, sõnum mitte. Õppisin, kus ma sobin, märkides, mida ei parandatud. Teismeas mõistsin reegleid, isegi kui keegi ei olnud neid kirja pannud. Kui ma tahtsin rahu, pidin olema leebe, kui tahtsin jääda, pidin olema nõus. Vaikusest sai mitte ainult vastuse puudumine, vaid strateegia, mille abil oma kohta leida. Elu oli nagu keeruline mõistatus, kus minu kohalolek ei tekitanud perekonnas hõõrdumist. Vaikus ei olnud rahu, vaid pigem luba olla kohal, mitte rääkida. Hiljem tuli kodeerimine, mis sobis minu ellu nagu valatud. See oli struktureeritud, loogiline ja kaitsev. Töö, mis tõi endaga kaasa tiitlid ja palgad, mis rahuldasid neid, kes armastasid oma elu selgelt seletada. Ma ei valinud seda, kuna see mind köitis, vaid sellepärast, et see toimis kui armor, lühendas vestlusi, sujuvust tutvustustes ja andis mu vanematele midagi, mida nad saaksid uhkusega jagada, ilma et peaksid täiendavaid selgitusi andma. Kui rääkisin neile oma õpingutest, ei olnud nad kahtlevad, ei küsinud nad lisaküsimusi ega hoiatanud mind, et heakskiit on nagu hapnik. Tõsi on, et ma tegin head tööd. Õppisin kiiresti, kohandusin veel kiiremini ja ehitasin üles maine usaldusväärsena. Palgad tulid õigel ajal ja hüved olid loogilised. Väljast vaadates näis kõik olevat kooskõlas, kuid seestpoolt tundus, nagu peaksin masinat hooldama, et ise kõrvale jääda. Iga saavutus tervitati noogutusega ja võrreldi kohe millegagi, mida mu vend tegi, millegagi, mis vajas rohkem emotsionaalset toetust. Ema oli alati millegi äärel, samas kui mina olin juba kohal, mis tähendas, et ma ei vajanud nii palju tähelepanu. Tööl oli üks kolleeg, keda ma austasin. Ta ei olnud täpselt sõber, me ei käinud kunagi kohvil või arutanud oma elu väljaspool kontorit, kuid ta oli osav viisil, mis ei vajanud kuulutamist. Me töötasime koos paaril projektil, vahetasime 3 aasta jooksul võib-olla tosin e-kirja ja siis lahkus ta teise ettevõttesse. Hoidsin tema kontaktandmed alles, mõtlemata sellele, miks, nagu hoitakse asju, mis võivad kunagi olulised olla. Kui ta lahkus, ei võtnud ma temaga ühendust ega teinud seda ka tema. Tema number jäi mu telefoni peidetud nime alla, mille olin peaaegu unustanud, just siis, kui mul seda kõige rohkem vaja läks. Kodu topeltstandardeid ei peidetud, vaid need olid normaliseeritud. Mu vend võis ebaõnnestuda avalikult ja sai toetust privaatselt. Minult oodati, et ma saavutaksin vaikselt, ilma et küsiksin, mida see edu väärt on, kui tema rääkis väsimusest, võeti seda tõsiselt, kui mina mainisin kurnatust, öeldi, et kõik tunnevad nii. Kui tema kahtles oma suunas, peeti seda kasvuks, kui mina oma suunda kahtlesin, peeti seda tänamatuseks. Oli üks öö, aastaid enne õhtusööki, mis kõik muutis. Proovisin öelda midagi ausat, mitte dramaatiliselt, mitte süüdistavalt, vaid lihtsalt ausalt. Ütlesin, et olen väsinud, et töö tundus lõputu ja rõõmutu, et ma ei tundnud end enam iseendana. Tuba muutus vaikseks, just nagu oleksin öelnud vale asja. Mu isa ütles, et ärgu olgu negatiivne, ema küsis, kas mind mõjutab stress, vend naljatas, et peaksin olema tänulik, et mul on töö, mida inimesed austavad. Keegi ei küsinud, mida ma vajan. Vestlus muutus ja sõnum selgus, ausus oli segav. Pärast seda õppisin hoidma oma tõelisi mõtteid hoolikalt kokkuvoldituna. Küpsetamine algas vaikselt, mitte plaanina, mitte kuulutamisena, vaid lihtsalt.
Oli aeg, mil ma otsisin viisi, kuidas tunda end osavana, ilma et peaksin kelleltki luba küsima. Olin leidnud koha, kus jõupingutused tõid otsekohe tulemusi, seal sain oma ideid kohandada ja näha, kuidas need ellu ärkasid, ilma et oleksin pidanud ootama heakskiitu. Ma ei jaganud seda oma pereliikmetega, mitte sellepärast, et mul oleks piinlik, vaid seepärast, et ei tahtnud lasta neil hinnata seda, mis polnud veel sündinud. Saladuse ja privaatsuse vahel on suur erinevus ning mina harjutasin just seda teist. Mida rohkem ma küpsetasin, seda selgemalt ma märkasin, kui erinev see oli minu igapäevasest tööst. See ei olnud kerge, aga see oli selge. Kui midagi läks valesti, parandasisin selle, kui midagi õnnestus, kordasin seda. Keegi ei tõlgendanud mu kavatsusi ega ümber sõnastanud mu motiive, seal olid vaid mina ja tulemus. See vaikus, mis mind ümbritses, oli hoopis teistsugune kui see, millega olin üles kasvanud. See ei kustutanud mind, vaid hoidis mind. Lõpetasin oma kahtlustest rääkimise, mitte sellepärast, et need kadusid, vaid kuna ma mõistsin nüüd mustrit. Rääkides ei viinud ma arusaamiseni, vaid parandusteni. Seepärast ehitasin ma oma teed aeglaselt ja ettevaatlikult, ilma pealtvaatajateta. Ma ei vajanud, et mind mõistetaks, ma vajan, et mind ei peatuks. Kui ma lõpuks koodimisest lahkusin, olin ma juba ammu emotsionaalselt lahkunud, töö oli vaid viimane nähtav niit. Mind üllatas mitte see, kui raske oli lahkuda, vaid see, kui kaua olin harjumusest kinni pidanud. Vaikus oli hoidnud mind turvaliselt, see oli säilitanud rahu, kuid samas oli see mind ka väikseks muutnud. Nüüd nägin seda selgelt, ilma vihata. See õhtusöök, see esimene enne kõike muutumist, ei tulnud ju niisama, see oli aastate loomulik tulemus, mil olin defineeritud selle järgi, mida ma ei öelnud. Nad naersid, sest naer oli alati toiminud, nad hoiatavad mind, sest hoiatused olid alati mind tagasi joondanud. Kuid nad ei mõistnud, et olin juba valinud, mitte valjult, mitte dramaatiliselt, vaid vaikselt, just nii, nagu olin õppinud tegema kõike, mis oli oluline. Vaikimine hoidis mind turvaliselt, kuid see hoidis mind ka valituks ja lõpuks pidin ma valima iseennast. Ma ei loobunud koodimisest, sest vihkasin seda, ma loobusin, sest see lakkas olemast valik. Mingil hetkel lakkas töö olemast see, mida ma tegin, ja muutus millekski, mida ma pidin tegema, mitte enda, mitte isegi ettevõtte, vaid selle versiooni nimel minust, mida mu perekond suudaks taluda. Koodimine oli muutunud rahuleppeks, mida ma pidin iga päev uuendama, ja tingimused ei olnud läbiräägitavad. Nii kaua, kui ma seal olin, olin ma vastutav, nii kaua, kui ma seal olin, olin ma turvaline. Nii kaua, kui ma seal olin, ei pidanud keegi esitama ebamugavaid küsimusi. Surve ei tulnud dramaatiliselt, vaid hiilis sisse täidetud kalendrite kaudu, tähtaegade kuhjumise kaudu nagu enesestmõistetavused, ootused, mis esitati faktidena. Oli projekt, mis pidi kestma nädalaid, kuid suruti päevadesse, sest keegi kõrgemal oli midagi lubanud. Mind kaasati pärast lubaduse andmist, ei mingit arutelu, lihtsalt märge, peame seda toimima. See fraas jälitas mind igal pool, pane see tööle. Ei olnud oluline, mis hind sellele järgnes, peamine oli, et pind püsiks sile. Kui ma tõin esile ajakava, oli vastus viisakas ja lõplik, usume sinusse. Nii nagu paljudel tööpäevadel, venis ka see päev pikaks. Logisin sisse varakult, signaalisin, et olen kohal ja hiljem, kui päev lõpule jõudis, lahkusin hiljem, kui plaanitud. Söögid toimusid peaaegu märkamatult, nagu oleksin need lihtsalt kuskil taustal ära söönud. Kohtumised kattusid ja sõnumid tulid ohtlikult kiiresti, tähistatud kiireloomuliste probleemidena, mis olid eksisteerinud juba ammu enne, kui mina neist teada sain. Iga kord, kui ma ühe probleemi lahendasin, ilmus 2 uut, vaikselt minu murede hulka lisandudes. Keegi ei küsinud, kas mul on selleks piisavalt jõudu, nad lihtsalt eeldasid, et mul on minu oskus oli taluda survet ilma, et see välja voolaks, kuid see oskus osutus ka minu lõksuks. Esimene tõeline hoiatuse märk ei tulnud minu mõttelt, vaid kehast. Keset kõnet, kus ma rohkem kuulasin kui rääkisin, tundsin, kuidas tuba pisut kaldu läks. See oli piisavalt, et mind kirjutamisest kõrvale tõukata. Korraks ütlesin endale, et see on tühine, kuid siis kukkus kõne ära, mitte mu internetiühe tõttu, vaid seetõttu, et ma ei suutnud enam jälgida, mis räägiti. Sõnad sulasid kokku, nagu oleksin neid kuulanud vee all. Vabandasime end, vaigistasin ekraani ja istusin seal, kuni ebameeldiv tunne möödus. Hiljem ütles professionaal mulle selgelt, et see oli minu keha üleskutse leevendusele, mitte nõudmisele.
Noogutasin, tegin märkmeid, tänasin teda ja läksin tagasi tööle. Järgmisel päeval proovisin kodus viimast korda teemat tõstatada. Mitte dramaatiliselt, vaid ettevaatlikult, nagu ma alati tegin. Ütlesin, et mõtlen puhkusele, võib-olla suunan oma tegevust. Isa kortsutas kulmu, nagu tavaliselt, kui ta pidas mind ebapraktiliseks. Ära saboteeri end, ütles ta. Ema küsis, miks ma ei võiks lihtsalt veel veidi pingutada. Vend naeris ja ütles, et kõik vihkavad oma tööd vahel. Keegi ei küsinud, mis hind on juba makstud, et veel veidi pingutada. Keegi ei küsinud, mis juhtub, kui ma ei suuda enam edasi minna. Just sel hetkel taipasin midagi olulist, mitte emotsionaalselt, vaid loogiliselt. Kui ootaksin heakskiitu, ei liiguks ma kunagi. Kui ootaksin mõistmist, vanen ma paigale. Niisiis lõpetasin rääkimise ja asusin salaja plaanima, nagu olin õppinud tegema kõike olulist. Ma ei lahkunud kohe. Avasin eraldi konto, registreerisin oma ettevõtte, uurisin kohalikke regulatsioone, nagu olin aastaid teinud süsteemide dokumentatsiooniga. Kaardistasin kulud ja ajakavad mitte optimistlikult, vaid konservatiivselt. Võtsin vastu väikeseid tellimusi, seejärel veidi suuremaid, alati selles mahus, mis ei paneks mind ohtu. Ehitasin puhvri, mitte unistuse, vaid silla. Nad ei näinud seda, sest nad ei vaadanud. Küpsetamine muutus, kui see sai reaalsuseks. See lõpetas põgenemise ja hakkas olema töö, just see, mida ma vajasingi. Minu esimene tellimus oli 12 sidrunipaaride tegemine. Naine, kellega olin kohtunud naabruskonna grupis, vajas neid oma raamatuklubile. Ta ei küsinud portfooliot ega soovitusi, vaid küsis, kas ma suudaksin neid teha maitsma nagu tema vanaema retsept, mille ta oli aastate eest kaotanud. Ütlesin, et ei saa lubada, et see täpselt nii on, kuid suudan teha midagi, mis on ise väärt meenutamist. Ta ütles, et see on piisav. Tõusin üles kell 4 hommikul, mitte seetõttu, et pidin, vaid seetõttu, et ei suutnud niikuinii magada. Köök oli külm. Öö oli pime ja ma seisin seal täieliku minuti, enne kui lülitasin tuled sisse, lastes vaikuse enda ümber settida, just kui oleks see lubamine. Siis asusin tööle. Või pigem pidin saama asjad õigeks, või õigemini, külm või pehme, ketšup või maitse. Võtsin aega, et kõik õigesti teha, või pidi olema külm, koorik vajus pigem kokku suruda kui rullida, sidrunikreem pidi olema piisavalt kaua jahtunud, et oma kuju hoida, kuid mitte nii kaua, et oma sära kaotada. Olin sidrunipaaride valmistamisega korduvalt kokku puutunud, kuid seekord tundus iga samm valjem, iga liigutus mõtestatum. See polnud lihtsalt küpsetamine, seekord oli keegi minu töö eest maksmas. Kui tõmbasin ahjust välja ahjusoojad paarid, ei teadnud ma, kas need on õiged, aga teadsin, et need on minu valmistatud. Lasksin neil jahtuda letil, samal ajal kui läksin kiiresti duši alla, riietusin ja pakkisin need karpi, mille olin 3 nädalat varem internetis tellinud, tavaline valge karp, millel oli väike aknaosa peal. Sõit tema majani võttis 12 minutit. Parkisin auto, kontrollisin karpi veel kord ja koputasin uksele, mu süda põksus kurgu lähedal. Ta avas ukse ja vaatas karpi otse seal, verandale. Alguses ei öelnud ta midagi, kuni lõpuks vaatas üles ja ütles, need näevad välja, nagu kuuluksid nad kuhugi uhkesse kohta. Ma ei teadnud, mida vastata, seega lihtsalt naeratasin ja ütlesin, et loodan, et need maitsevad veel paremini. Ta maksis mulle sularahas, täpse summa ja sulges ukse. Istusin oma autos 5 minutit, enne kui minema sõitsin, mitte seetõttu, et oleksin emotsionaalne, vaid et mõista, mis just juhtus. Keegi oli usaldanud mind, keegi oli maksnud mitte minu CE või ameti eest, vaid asja eest, mille olin oma kätega valmistanud. Toimetasin oma esimese tellimuse varakult, kuna kartsin hilineda. Teise tellimuse tagasilükkamine tuli üllatusena, kuna see ei vastanud standardile, millest ma polnud teadlik. Üks kohviku omanik oli palunud klassikalisi võidukroissante nähtavate kihtidega. See, mille ma talle andsin, nägi minu jaoks välja suurepärane, kuldne ja flakei, kuid tema hoidis ühte valguse suunas ja raputas pead. Kiht ei ole piisavalt tihe, ütles ta. Näed, kuidas kihid on ebaühtlased siin. Minu kliendid märkavad. Ta ei olnud ebaviisakas, vaid lihtsalt selge. Ta ütles, et kui soovin, võin proovida uuesti, pole survet, kuid neid ei saanud müüa. Sõitsin koju, kuklas tagasi lükatud croissantidega kõrvalistmel, endiselt soojad, täites auto või ja ebaõnnestumise lõhnaga. Ma ei nutnud, ei helistanud kellelegi.
Sõitsin oma sõiduteele, istusin seal, kuni mootor jahtus ja siis läksin sisse ning avasin sülearvuti. Vaatasin videoid, lugesin foorumeid. Õppisin, et kihistamine ei ole vaid voltimine, see on temperatuur, ajastus, taigna piisav puhkus, et gluteen saaks lõdvestuda, kuid mitte nii kaua, et või pehmeneks. Harjutasin veel 3 korda sel nädalal, kohandades suhteid, jahtides või kauem, voltides hoolikamalt. 4. partii, mille talle tagasi viisin, hoidis ta taas valguse suunas, pööras ümber ja noogutas. Need ma saan müüa. See oli kõik, ei mingit pidustust, vaid aktsepteerimine. Lahkusin tema poest, olles tellinud 24 croissantide tootmise iga laupäeva hommikul. Õppisin, kuidas küsida küsimusi ilma vabandamata, kuidas seada ootusi ilma liialdamata. Kohtumised olid alguses veidi kohmakad, olin harjunud peitma end oma akadeemiliste saavutuste taha, nüüd pidin seisma tulemuste taga, kui klient küsis, miks minu hinnad olid veidi. Päevad möödusid ja igal hommikul tõusis päike, tuues endaga uue võimaluse. Ühel sellisel hommikul, kui ma vaatasin oma küpsetisi, märkasin, et inimesed tulid mulle järjest enam järele. Nad ei saanudki aru, et igas koogis ja pirukates, millega ma neid kostitasin, peitus üks eriline lugu. Ma teen need hommikul, kui te need üles võtate, ütlesin ma, kui nad küsisid, miks mu hinnad on kõrgemad kui tavalisest toidupoest. Ma kasutan võid, mitte margariini, ja kui midagi peaks valesti minema, võite mulle alati helistada. Ma lahendan selle, rääkisin ma kindlalt. Tema noogutas, ulatades mulle oma kaardi, ja nii sai temast üks minu ustav klient. Küll aga olid mu teel ka ebaõnnestumised, millest ma kunagi kellelegi ei rääkinud. Üks briochede partii, mis lihtsalt kokku langes, kuna ma kiirustasin tõusmisega. Üks eritellimus sünnipäevakook, mida pidin 2 korda uuesti tegema, sest fondant pragas niiskuse tõttu. Ja siis see nädal, mil ma hindasin tellimuse nii madalaks, et isegi pärast koostisosade ja kütuse arvestamist jäin ma kahjumisse. Iga viga maksis midagi, aega, raha, enesekindlust, kuid mitte kunagi ei maksnud need heakskiitu. See oli erinevus küpsetamise ja koodimise vahel. Iga ebaõnnestumine koodis oli nähtud, mõõdetud ja hiljem analüüsitud. Küpsetamisel aga kuulus see ebaõnnestumine mulle. Ma sain sellest õppida, ilma et peaksin seda õhtusöögi ajal pidevalt meeles pidama. 2 elu, mis ma elasin, jooksid paralleelselt mitu kuud. Päeval vastasin sõnumitele, mis eeldasid minu saadavust, kuid öösel arvutasin ma kasumimarge ja ajakavasid. Uni jäi vähemaks, kuid see väsimus oli teistsugune, see oli valitud, mitte mingisugune sund. Hirm oli samuti kohal, pidev ja terav, aga see oli puhas hirm, mitte see tuim koormus, mis mind vangi hoidis. Kui ma lõpuks mõistsin, et küpsetamine katab pidevalt oma kulud, ei tähistanud ma seda piduliku tähistamisega. Ma uuendasin lihtsalt oma tabelit. Ühel hommikul, kui ma otsustasin lahkuda, ärkasin ma enne äratust, mitte ärevil, vaid lihtsalt valmis. Voodi juures tõustes riietusin ma sellesse, mis tundus olevat minu oma, mitte mingisse kaitsevarustusse, ja sõitsin viimast korda kontorisse. Hoone nägi välja täpselt sellisena, nagu alati, klaas ja teras, vaikus. Ma skaneerisin oma kaardi, sõitsin liftiga oma korrusele ja jalutasin mööda laudu, mis kunagi ei olnud kodu. Lahkumisvestlus oli lühem, kui ma arvasin. Olin harjutanud selgitusi, kuid neid ei olnud vaja. Kui aeg käes oli, ütlesin ma tõde ja mitte midagi muud, ma olen lõpetanud. Ükski kõnepruuk, ükski õigustus. Vastasküljel istuv inimene silmitses mind, noogutas siis ja küsis protseduurilisi küsimusi, seadmete tagastamine, lahkumisintervjuu, viimane palgaaja ajakava. Süsteem neelas mu lahkumise üles nagu kõike muudki, efektiivselt ja ükskõikselt. Allkirjastasin, mis tuli allkirjastada, andsin tagasi oma töötajakaardi ja astusin välja sama ukse kaudu, millest olin 1000 kordi varem sisse astunud. Väljaastumine oli kergem, kui ma arvasin, mitte triumfaalselt, vaid justkui koormast vabastatuna. Arkla oli pooltäis ja pärastlõunane päike peegeldus tuuleklaasides, viisil, mida ma kunagi varem ei olnud märganud. Istusin autos kaua, mitte seepärast, et oleksin kurb, vaid et mõista selle uue vaikuse kuju. See ei olnud vaikus, mis tähendas tähelepanuta jätmist või ignoreerimist, see oli vaikus, mis tuli koos ukse sulgumisega minu taga, ilma et keegi mind tagasi kutsuks. Esmakordselt pärast aastaid ei olnud mul kohtumist, milleks valmistuda, ei olnud tähtaega, mida arvutada, ega postkasti, mis ootas tühjendamist.
Sõitsin koju pikka teed, möödudes kohvikust, kus nüüd müüdi minu croissante iga laupäev, naabruskonnast, kuhu ma oma esimesed sidrunipaarid toimetasin, ja kommertsköögist, mida olin uurinud kui võimalikku järgmist sammu. Linn nägi väljastpoolt hoopis teistsugune välja. Oli nagu labürint, rohkem kui lihtsalt kaart. Kui ma koju jõudsin, ei kuulutanud ma midagi. Riietusin kiiresti oma vanasse desärki, mis oli 1000 pesu tõttu pehme, ja köögikindasse, mille olin endale ostnud, kui mu esimesed pidevad tellimused hakkasid saabuma. Suundusin kööki, võtsin välja oma märkmiku ja alasin järgmise nädala plaane. 4 regulaartellimust, 1 eritellimus, maitsmine potentsiaalse uue kliendiga, mu nimekiri oli väike, kuid samas ka tõeline. Sama õhtu helistas mu ema. Ta oli kuidagi kuulnud, et olin oma tööst lahkunud. Tema hääl oli ettevaatlik, selline kontrollitud neutraalsus, mida olin aastate jooksul õppinud tema pettumust vältides. Kas see on tõsi, küsis ta. Vastasin jaatavalt. Ta vaikis pikalt, seejärel ütles, loodan, et tead, mida teed. Kuidas ta minu vastust tõlgendas, ei öelnud ta midagi muud. Kõne lõppes ilma tüli ja see tundus kuidagi hullem. Olin oodanud vastuseisu, kuid sain hoopis kohaloleku puudumise, aeglane tagasitõmbumine, mis andis märku, et ma enam ei olnud vaidluse väärt. Hirm ei kadunud, see muutus. Vabadus, nagu ma kiiresti õppisin, ei tule garantiidega, vaid vaikusega, kus keegi ei ütle, kes sa peaksid olema. Vaikus, mis järgnes, jälitas mind koju. See istus vestluste servades, pausides, kus mu pere ootas, et ma ütleksin, et olen meelt muutnud. Ma ei muutnud. Liikusin edasi. Iga täidetud tellimus, iga makstud arve, iga muudatus, mille tegin ilma luba küsimata, lisas kaalu otsusele, mille olin juba teinud. Lahkumine oli lihtne osa, kuid vaikuse talumine pärast seda osutus keerulisemaks. Kuid iga hommik ärkasin enne koitu. Iga ahjust välja tõmmatud trei, iga klient, kes tuli tagasi rohkem tellima, kõik need olid laused keeles, mida mu pere polnud kunagi vaevunud õppima. Kirjutasin elu, mis ei vajanud nende tõlget. Ma ei tulnud tagasi, sest raha oli otsa saanud, see oli lugu, mida nad olid valmis endale rääkima, kuid see polnud tõsi. Tulin tagasi, sest uue alguse tegemiseks on endiselt vaja logistikat. Mul oli vaja stabiilset aadressi lihtsa paberite jaoks, kohta, kus post ei hüpanud ega kadunud. Mul oli vaja mõnda kuud, et rahavoog sujuvamaks muuta, samal ajal kui rentisin köögiaega tunnikaupa, mitte ei sõlminud pikaajalist lepingut, mille allkirjastamiseks polnud ma valmis. See kõik ei teinud mu tagasitulekust dramaatiliselt põnevat lugu, see oli pigem praktiline. Ma ei tulnud tagasi, et mind päästetud saaks, tulin tagasi, sest ehitasin midagi ja ehitamine nõuab infrastruktuuri. Kui astusin tagasi sellesse majja, tundus see vähem nagu tagasipöördumine ja rohkem nagu astumine ruumi, kus õhk polnud aastaid muutunud. Miski polnud muutunud. Reeglid olid endiselt seal, nähtamatud, kuid kindlad. Keegi ei tervitanud mind ukse juures, keegi ei küsinud, kuidas mul läheb. Esimesed küsimused tulid kiiresti ja tõhusalt, kui kauaks ma jääksin. Kas mul on midagi vaja? Kas nad saavad aidata? Abistamine omas selles kontekstis väga spetsiifilist tähendust. Ütlesin, et olen mõneks ajaks kohal, tõdesin, et mul on asjad kontrolli all. Nad noogutasid mitte sellepärast, et nad usuksid mind, vaid kuna minu. Oli varahommik, kui enamik pereliikmeid veel magas. Mina aga olin juba ärkvel, valmistudes oma päevaks. Kell oli 4 ja ma varjusin kööki, et seal tööle asuda, mitte lasta end häirida valgust, mis oleks võinud mu kohalolekut paljastada. Kasutasin pliidivalgust, mis andis just piisavalt valgust, et näha, aga mitte rohkem. Mida rohkem ma töötasin, seda rohkem tundsin, et mu päevad muutusid varjatuks rutiiniks, kus keegi ei küsinud, millega ma tegelikult tegelen. Mu vanemad, kuigi nad olid mu lähedased, ei tundnud huvi, ei küsinud nad, mis mind köitis ega kuidas mu päevad möödusid. See oli nagu nad oleksid harjunud, et ma hoian oma tegemised enda teada. Ehkki ma teadsin, et mu salajased ettevõtmised ei saanud kesta igavesti, pakkusid nad mulle siiski aega, et oma plaane ellu viia. Iga hommik, kui mu vanemad tulid alla kohvi jooma, oli köök puhas ja korras ning ainus märk mu öösel toimunud tegevusest oli õrn võidelõhn, mille mina süüdistasin röstitud leivas. Kuid peagi hakkasid tingimused vaikselt muutuma. Mu ema, kelle instinktid olid murelikud, pakkus kord, et võib-olla oleks parem, kui ma ei räägiks oma pagaritööst liiga palju.
Inimesed muretsevad, ütles ta, mainides, et ta ei sooviks, et meie kaugem sugulased saaksid valesti aru. Sinu tädi helistas eelmisel nädalal, lisas ta. Ta küsis, kas sul on kõik hästi. See küsimus jäi mu mõtetesse kummitama. Mu isa küsis korduvalt, millal ma kavatsema hakkan tagasi koodi kirjutama, iga kord nagu juhuslikult, kuid ma mõistsin, et tema küsimustes peitus ootus. Tundsin, et pidin olema vaikselt ajutine. Ühel pärastlõunal tulin koju ja leidsin ema seisvat mu toas, hoides käes arvet, mille olin lauale jätnud. Ta ei lugenud seda, ta ootas, et ma selgitaksin. Mis see on, küsis ta. Kliendi kohale toimetamise kinnitus, vastasin ma, sa pead meie majast äri, ütles ta tasa, ma kasutan lihtsalt aadressi postitamiseks. Ta pani paberi aeglaselt tagasi lauale, oleks parem, kui sa hoiad need asjad piiratud. Sinu isa ei pea igal pool pabereid nägema. Nõustusin ja sama öö liikusin kõik olulised dokumendid kausta, mille hoidsin autos. Lepingud, kinnitused, klienditeated, kõik, mis tõestaks, et mu äri on tõeline, pidi olema seal, kuhu nad ei pääsenud. Olin ettevaatlik, tunnen, et kuigi otseseid ähvardusi ei tulnud, oli murelikud märkused pidevalt kohal. Vahepeal jälgisin, kuidas mu vend mu tagasihoidlikku naeratust tähele pani. Ta nimetas mu pagaritööd faasiks ja küsis, kui palju ma teenin, nagu inimesed küsivad hobide kohta. Kui ma ei vastanud, naeratas ta ja ütles, et olen tundlik. Mu vanemad palusid mul mitte sellele tähelepanu pöörata. Ühel õhtul kutsus mu vend koju sõbra, keda ma polnud kunagi varem kohtunud. See oli keegi, kes töötas rahanduses. Rääkides karjääridest, rääkis mu vend enesekindlalt oma viimastest projektidest. Kui sõber küsis, millega mina tegelema, vastas mu vend enne mind, ta avastab asju. Ma juhin pagaritööd, ütlesin ma, hulgimüügi ja eritellimustega. Sõber nägi välja huvitatuna. Oh, see on suurepärane. Kuidas äri läheb? Enne kui ma jõudsin vastata, sekkus mu ema, need on veel varajased päevad, ta alles alustab. Otsustasin ennast varakult vabastada ja veetsin ülejäänud õhtu oma toas, uuendades oma tabelit numbritega, mis ei vajanud tõlget. Mu päevad olid muutunud rutiinseks, kuid tundsin, et need olid siiski väiksemad kui need, mil möödusid nädalad tagasi. Küsimused, kuhu ma lähen ja millal tagasi tulen, hakkasid mind pidevalt saatma. Kas ma tõeliselt vajan kõiki neid asju, millele raha kulutasin? Päeva jooksul koordineerisin kohale toimetamisi ja arveid, öösiti aga vastasin küsimustele oma asukoha kohta. Üha enam hakkasin kasutama kommertskööki, mitte sellepärast, et mul oleks rohkem aega vaja, vaid kuna mul oli ruumi tarvis. Köögi omanik Gloria ei uurinud minu elu detailide kohta, ta küsis lihtsalt, kas mul on neljapäeval vajaminev mikser ja kas ma olen 6 valmis. Ühel hommikul, kui tõmbasin ahjust välja trei croissante, ütles ta, sa saad järjest paremaks, need kihid on tihedad. Olin harjutanud, iga partii oli dokumenteeritud, temperatuur, aeg, tehnika ja hoidsin arvestust, mis ei sõltunud kellegi arvamusest. See oli minu viis, et end kodus kindlalt tunda. Ma ei vaielnud vastu, tahtsin lihtsalt näha, kui kaugele ma suudan minna, kui lakkan ma selgitamast. Küsimus, mis mind vaevas, oli see, et iga kõrvalekalle märgiti üles, iga ebamugavus muutus tõendiks. Nii juhtub, ütles mu isa kord hilinenud kohale toimetamise järel, kui sul pole süsteeme paigas. See on hallatud, vastasin ja läksin oma tuppa. Sel hetkel sai selgeks, et nad ei tahtnud mind turvaliselt, nad soovisid, et ma oleksin ettearvatav. Kui ma selle taipasin, toimus minus muutus. Lakkasin reaktsioonide andmisest ja hakkasin jälgima. Järgmine konflikt tõusis esile millegi väikese üle, paketi, millel oli minu ärinimi. Mu ema tõstis selle letile. Veel üks kohale toimetamine, ütles ta. Sinu projekti jaoks. Miks sa ei saa neid kuhugi mujale saata, küsis ta. Sest see on minu juriidiline aadress, hetkel, vastasin ma hetkel. Võtsin paketi kätte. Kas sul on midagi öelda? Tuba langes vaikusesse. Mu isa vaatas üles, mu vend peatus keset suutäite võtmist. Mulle lihtsalt tundub, ütles mu ema ettevaatlikult, et võib-olla on aeg rääkida sinu plaanidest. Minu plaanid toimivad, vastasin ma, see ongi meie vestlus. Tõin paketi oma tuppa ja sulgesin ukse. See ei olnud tüli, see oli piiride seadmine. Sellel ööl korraldasin kõik, lepingud olid allkirjastatud, maksed laekunud, kohale toimetamised tehtud, kliendiga suhtlemine lõpetatud.
Mitte et midagi tõestada, vaid et veenduda, et keegi ei suuda minu lugu enam ümber kirjutada. Tulud kasvasid aeglaselt, kuid kindlalt, kulud olid kontrolli all ja kliendid tulid tagasi. Alus oli paika pandud. Nad arvasid, et peidan end, kuna tunnen häbi, et tulin koju, sest olin ebaõnnestunud. Nad eksisid. Ma tulin koju, et ehitada sild, mitte jääda siia, ja olin peaaegu valmis seda ületama. Kui nad püüavad mind seekord peatada, hoidsin ma arveid alles. Inimesed arvasid, et ma ei plaani, sest ma ei kuulutanud seda. See eeldus päästis mind. Kui nad ootasid kuulutust, närbumist või ebaõnnestumise ülestunnistust, liikusin ma vaikselt, nagu alati, kui midagi tõeliselt olulist oli. Nad arvasid, et pagaritöökoda on lihtsalt faas, ajutine tähelepanu kõrvale juhtimine, millest ma väsin, kui reaalsus peale tuleb. Just selle uskumise tõttu nad ei jälginud mind tähelepanelikult ja seetõttu oli mul aega. Ma ei pidanud arveid mitte paranoia tõttu, vaid harjumuse tõttu aastate jooksul. Tehnoloogia oli õpetanud mind dokumenteerima kõike, arvestama, et mälu on ebausaldusväärne ja lood on paindlikud. Seetõttu kogusin metoodiliselt kinnitusi, e-kirju, mis kinnitasid nädalaseid tellimusi, sõnumeid, mis tunnustasid saadetiste vastuvõtmist, ülekandeid, mis saabusid õigel ajal ja kohale toimetamise aknaid, mis kordusid probleemideta. Ma ei toonud neid esile ega näidanud kellelegi, mida ma ehitasin seda ja jätsin maha jälje, mis ei sõltunud usust. Hiljem avastasin, et kordus pakkus mulle üllatavat rahu. Sama pagaritöökoda esitas iga nädal sama tellimuse, ilma igasuguse kommentaarita. Sama kohvik kohandas koguseid jalakäijate arvu põhjal ja usaldas mind muudatuste tegemisel. Keegi ei küsinud mu tausta ega seda, miks olin teise karjääri jätnud. Nad küsisid, kas ma suudan nõudlust rahuldada ja kas suudan seda uuesti järgmisel nädalal teha. Ma vastasin jah, kui ma seda tõeliselt mõtlesin, ja ei, kui ma ei mõelnud. Mõlemad vastused olid olulised. Esimene leping, mille ma allkirjastasin, tundus vähem kui võit ja rohkem kui tehing, mis oli just õigesti. Väike kohvik kesklinnas, selline, kus on erinevad toolid ja regulaarsed külastajad, kes tunnevad omaniku koera nimepidi, vajas usaldusväärset allikat oma nädalavahetuse saiakeste jaoks. Omanik, 60-ndates eluaastates naine, kes oli seda kohta juhtinud 20 aastat, ei hoolinud minu loost. Teda huvitas, kas tema vitriin oleks täis laupäeva hommikul, kui tema kliendid sisenesid, oodates midagi magusat koos kohviga. Me kohtusime teisipäeva pärastlõunal, kui lõunaskäijad olid lahkunud. Ta valas meile mõlemale kohvi, ilma et oleks küsinud, ja istus minu vastas legalpadiga. Räägi mulle, mida sa tegelikult teha saad, ütles ta. Mitte seda, mida sa loodad teha, vaid seda, mida sa saad teha just praegu, sel nädalal, ent tapmata. Hindasin seda küsimust. Rääkisin talle, et saan nädalas hakkama 40 saiakega, segu croissantidest, skonedest ja mis iganes hooajaline toode oli mõistlik. Saaksin kohale toimetada kell 6:30 laupäeviti ja pühapäeviti. Kuidas koguseid kohandada, suudaksin 48 tunni ette teatamisega. Selgitasin, et ma ei saa, selgelt öeldes, kohanduda igapäevaste kohale toimetamistega, kuna mul ei olnud selleks seadmeid ega võimekust. Ta noogutas, kirjutas midagi üles ja vaatas üles. Hea, ma ei vaja seda igapäevaselt. Ma vajan kedagi, kes tuleb siis, kui ta ütleb, et tuleb, ja ei kao, kui asjad raskeks lähevad. Ta libistas laua peale lihtsa kokkuleppe, ühe lehe, kus olid kogused, hinnad, kohale toimetamise aknad ja 30-päevane tühistamisklausel kummaltki poolelt. Lugesin selle 2 korda, küsisin küsimuse maksetähtaegade kohta ja allkirjastasin. Kohvikust väljudes ei tundnud ma end võitjana, vaid pigem töötajana viisil, mis lõpuks ometi mõttekas tundus. Aja jooksul selgus muster, ma ei vajanud 10 kliente, vaid õigeid, neid, kes hindasid järjepidevust üle show ja hoolisid vähem uuenduslikkusest kui usaldusväärsusest. Stabiilsus ei ole vali, see kordub. Kui ma seda mõistsin, lõpetasin ma valideerimise tagaajamise ja keskendusin rütmile, kohal olema, laskes tööl rääkida intervallides, mitte plahvatustes. Mis tegi minu tooted erinevaks, ei olnud üks dramaatiline element, vaid kogumine, iga valik kuhjus eelnevalt tehtud otsuste peale. Kasutasin Euroopa stiilis võid, millel oli kõrgem rasvasisaldus. Küpsetamine oli muutunud minu jaoks tõeliseks kunstiks, millele ma pühendusin südame ja hingega. Erilised koostisosad, mis maksid rohkem, andsid tulemuseks krõbedad croissantid, mis purunesid kaunilt, kui neid hammustada.
Need ei olnud nagu kartong, mis lihtsalt paindus, vaid tõelised õnnistused, mille ma ise valmistasin. Jõudsin järeldusele, et olen oma taigna puhkama lasknud kauem, kui enamik retsepte ette nägi, vahel lausa üleöö. Kiire fermentatsioon andis tunde, nagu ma ei oleks maitsest midagi saanud, nii et ma lasin asjadel rahulikult lahti lasta. Iga kihiline maius, mida ma käsitsi voolisin, nõudis aega ning teadmiste täpsust, mida masin ei suutnud edastada. Iga kiht oli erinev, ainulaadne ja see tegi mu küpsetised eriliseks. Üks päev, kui olin kohvikus, rääkis üks klient mulle oma lapsepõlvest Inglismaal ning tõi esile, et ei olnud suutnud leida õiget skoone pärast Ameerikasse kolimist. Küsinud, mis teeb skooni õige, rääkis ta sellest nii detailselt, tihe, aga mitte raske, murenev, aga mitte kuiv, kerge hapukus paksust piimast ja kuldne koorik, mis varjas all pehmet sisemust. Pärast 6 katset nädalate jooksul, kohandades retsepti iga kord, jõudsin lõpuks selleni, mis pani tal silmad sulgema esimesest suutäiest. Just see, sosistas ta vaikselt. Sõnum levis kiiresti ning skoonid hakkasid müüma välja juba kell 9 hommikul. Iga müügi jälgimine oli muutunud minu kinnisideeks, arvutustabel, mis nägi teistele välja nagu obsessiivne, kuid mis paljastas tõe. Millised tooted müüsid kiiremini, millised ootasid pärastlõunani allahindlust ja mis maitsed olid kõige populaarsemad. Andmed rääkisid rohkem kui mu intuitsioon. Selgus, et sidrunibaarid müüsid pruunikookidest 3 korda rohkem ning nädalavahetuse hommikud vajasid oodatust rohkem soolaseid valikuid. Ühe kohviku külastajad eelistasid väiksemaid portsjone, samas kui teised olid valmis maksma rohkem suuremate toitude eest. Otsustasin enam mitte arvata, vaid vastata. Kodus jätkus arutelu, kuid see muutus teistsuguseks. Vanemad küsisid, kas olen mõelnud töökohtadele kandideerimisele, mu vend tahtis teada, kui kaua ma kavatsema, näidelda, olin. Ma ei vastanud mitte pahatahtlikult, vaid selguse nimel. Nad ei küsinud, et mõista, vaid et võtta kontroll tagasi. Iga vastus, mille olin andnud, oli muutunud manipulatsiooni vahendiks ja seekord ma ei kavatse andmeid jagada. Ühel õhtul leidis mu ema mind köögist, sülearvuti avatud ja arvutustabel helendamas. Ta piilus ekraanile ilma luba küsimata. Mis see kõik on, küsis ta, tema hääl oli uudishimu ja süüdistuse vahel. Töö, vastasin ma, see on palju numbreid millegi jaoks, mis peaks olema küpsetamine. Sulgesin sülearvuti ettevaatlikult. Küpsetamine on töö, töö on numbrid. Ta seisis seal veel hetke, oodates, et ma avaksin ennast ja kutsuksin teda protsessi, nagu olin alati varem teinud. Kuid seekord ma ei teinud seda. Lõpuks ütles ta, loodan, et sa tead, mida teed, ja lahkus. See oli sama fraas, mida ta oli kasutanud, kui ma oma ametist loobusin, nagu mure, mis ei küsinud, mida ta saaks teha, et aidata. Ma jätkasin tõendite kogumist mitte vaidluse võitmiseks, vaid selleks, et hoida oma tegemised nähtavana, et mitte lasta oma pingutustel kaduma minna teiste ebamugavuse tõttu. Polnud mul mingit huvi seda uuesti kogeda, ma tahtsin tõendit, mis eksisteeriks sõltumatult arvamustest, midagi, mis ei oleks kunagi kahtluse alla seatud. Oli kummaline muutus, kui lõpetasin enda selgitamise. Inimesed kaotasid huvi või muutusid ärevaks. Mu pereliikmed tegid mõlemat, vaheldumisi ignoreerides mu tööd ja kaevates selle nõrkuste järele. Nad märkisid mu vaikust enne, kui nad märkama hakkasid mu edusamme. See andis mulle piisavalt mõtlemisainet. Esimene kord, kui keegi väljaspool mu perest esitas tõsiseid küsimusi, üllatas mind see väga. Mitte sellepärast, et küsimused oleksid keerulised, vaid pigem selle täpsuse tõttu. Tema nimi oli Diane ja ta oli 15 aasta jooksul loonud väikese piirkondliku pagaritootmise jaotamisettevõtte. Me kohtusime läbi hulgimüügi tarnija, kes mainis mu nime, kui ta küsis, millised väikesed tootjad võiksid jälgimist väärt olla. Diane ei otsinud investeeringut ega omandamist, vaid soovis mõista, kes vaikides turul areneb, kus mürast puudust ei olnud. Kohtusime ühes kohvikus, kuhu kumbki meist tavaliselt ei käinud, neutraalses territooriumil. Ta tuli kohale nahast portfelliga ja lugemisprillid peal, nagu inimene, kes nägi iga ettepanekut, kuid ei olnud huvitatud veel ühte kuulamast. Ma polnud valmistunud ettepanekuks, mul olid kaasas vaid mu andmed. Jutusta mulle oma viimase 3 kuu kohta, küsis ta, enne kui ma olin lõpetanud oma esimese kohvisipi.
Jutustasin müügist nädalate kaupa, klientide säilitamise määrast, keskmisest tellimuse suurusest, kaupade hindadest müügi osakaaluna ja tarne usaldusväärsusest. Ühetoalise auto probleemi tõttu olin ühe akna 12 nädala jooksul mööda lasknud, kuid olin sellest eelnevalt teatanud, mitte pärast. Ta tegi märkmeid ilma emotsioonita. Mis juhtub, kui nõudlus kahekordistub, küsis ta. Vastasin, et mu praegune seadistus suudab taluda võib-olla 20% tõusu ilma suurt muutusteta, kuid rohkemaks vajaksin kommertskööki, tõenäoliselt osalist abi ja paremaid seadmeid. Olin hindamise läbi teinud, kuid polnud seal veel. Ta tõstis märkmetest pilgu. Enamik inimesi, kellega ma kohtun, ütlevad, et nad saavad laiendada. Sina oled esimene, kes sel kuul ütles, et ei saa. Ma ei ürita sind muljetada, vastasin. Ma üritan olla täpne. Ta noogutas, tegi veel ühe märkme ja sulges oma portfelli. Jätka sama, mida oled teinud, veel ühe kvartali. Dokumenteeri kõik nii, nagu oled seni teinud. Kui numbrid püsivad, peaksime uuesti rääkima. Ei lubadusi, ei julgustust, lihtsalt uks jäi lahti, kuid mitte ilma põhjuseta. Pärast seda vestlust läksin koju ja värskendasin oma faile. Mitte sellepärast, et oleksin elevil, vaid seetõttu, et elevus muudab inimesed hooletuks. Ma ei rääkinud oma pereliikmetele kohtumisest, sest polnud veel midagi öelda, ei lepingut, ei kuulutust, lihtsalt muutus selles, kuidas mind keegi, kellel polnud põhjust mind kiita, nägi. Kodus teravnesid küsimused, samas kui mu vastused lühenesid. Mu ema küsis, miks ma pidevalt sülearvuti taga olen, mu isa tahtis teada, kas ma olen mõelnud oma kanguse pikaajalistele tagajärgedele ja mu vend naljatas, et olen nüüd salajane, kuna mul on midagi varjata. Lasin selle mööda. Ma peitsin end, kuid mitte nende eest, peitsin end sekkumise eest. Hilja öösel, kui maja asus oma tuttavasse vaikusesse, vaatasin kõike uuesti üle, mitte kinnisideena, vaid ettevaatlikult. Otsisin mustreid, mitte tippe, ning jälgisin, mida ma pingutuseta kordasin. 2 kuud pärast uue rütmi leidmist tabas mind üks öö keset ööd kahtluste laine, mis peaaegu murdis mu meelerahu. Olin sel nädalal silmitsi mitmete takistustega, tarnijaga, kelle probleemid viivitasid ühte tellimust, eritellimusena tehtud kook, mille valmimine võttis 2 korda kauem, kui olin arvestanud, ning uus klient, kes tühistas pärast üht proovijooksu ilma igasuguse seletuseta. Istusin oma köögilauas südaööl ja vaatasin numbreid, tundes, kuidas tuttav ebaõnnestumise tunne mind tõmbab. Mis siis, kui nad olid õiged? Mis siis, kui see oli vaid mööduv faas? Mis siis, kui vaikuse, mille olin valinud, peitis endas üksildust? Ma lasin endal tunda neid kahtlusi, ei vaielnud neile vastu ega püüdnud neid eemale tõukata. Istusin lihtsalt nendega, nagu istuks palaviku ajal, oodates, kuni see murdub. Kell 1 öösel märkasin oma tabelis midagi, mis oli mind varem tähelepanu alt pääsenud, isegi kõige halvemal nädalal olin ma ikkagi kulud katnud. Ühistamise tõttu oli mu hoidmisprotsent üle 80%. Kõik, mis valesti läks, ei olnud mu vundament purunenud, vaid lihtsalt paindunud. Just sel ööl lõpetasin ma rahuvajaduse, mitte sellepärast, et kahtlused kadusid, vaid seetõttu, et õppisin, need ei olnud ennustavad. Kahtlused olid nagu ilm, all olev struktuur oli midagi hoopis muud. Mõistsin, miks oli vaikus neid alati häirinud. Vaikus tähendas, et nad ei saanud mind kalibreerida, nad ei saanud aru, kas nende kahtlused toimivad. Nad pidid istuma ebakindluses, midagi, mida nad ei olnud minult kunagi küsinud. Nad olid harjunud minu läbipaistvuse, selgituste ja valmidusega olla hinnatud. Ilma selleta pidid nad lihtsalt arvama. Nad arvasid, et ma peidan end, sest olen häbitäis, tegelikult peitsin end, sest pidin läbi rääkima ja tingimused olid nüüd lõpuks minu käes. Mõistsin, et midagi oli muutunud, kui küsimused muutusid. Nad ei olnud enam uudishimulikud, nad ei naernud enam. Nad olid ettevaatlikud, arvutasid. Mu vanemad lõpetasid küsimise, kuidas mul läheb, ja hakkasid küsima, kui kaua ma arvan, et suudan sellega jätkata. Mu vend lõpetas naljatamise ja hakkas liiga tähelepanelikult kuulama, kui ma telefonile vastasin. Keegi ei tõstnud häält, ei naernud. Nad arvutasid ümber. See juhtus vaikselt, nagu tõeline kahju tavaliselt juhtub. Ma ei kuulnud sellest neilt, vaid kliendilt, kelle hääl helises äkki ebakindlalt, kelle sõnad sisaldasid pause, mida polnud varem olnud.
kõne tuli teisipäeva pärastlõunal, olin oma autos, parkides kaubandusliku köögi ees, vaadates üle oma nädalase kohaletoimetamiskava, kui nägin ekraanil tema nime. Ootasime rutiinset kontrolli, võib-olla muudatust tema püsitellimuses, kuid tema hääl kandis endas midagi, mida polnud varem kuulnud, ebakindlust. Ma tahtsin lihtsalt ühendust võtta, ütles ta. Veenduda, et kõik on ikka õigel teel. Loomulikult, kas on midagi, mis sind konkreetselt muretseb? Küsisin ma hämmeldunult. Paus kestis liiga kaua. Ei, see on lihtsalt see, et keegi mainis, et sa võid olla muutuste läbi minemas. Tahtsin veenduda, et sa ikka plaanid järgmisel kuul kohal olla. Tundsin, kuidas mu selg sirutus iste vastu. Kes seda mainis? Küsisin ma oli hetk, mil keegi, kes tundis mu peret, tõstatas teema, mille ma esmalt ära hüüdsin. Tema närviline naer kõlas mu kõrvus, kui ma üritasin oma häält hoida stabiilsena ja professionaalsena. Kõik on graafikus. Teie tellimus on valmis laupäeva hommikul, nagu alati, kinnitasin ma, kas on veel midagi? Ei, see on suurepärane, aitäh, et kinnitasite, vastas ta. Kui kõne lõppes, istusin ma veel pikalt vaikselt, mõeldes meie vestlusele, kuni tabasin mustrit. Kausis oli kahtlus, mis oli külvatud vaikselt ja osavalt, just piisavalt, et panna kedagi kahtlema. Keegi, kes tunneb su peret, kostis see fraas mu rinnus nagu kivi. Nad ei olnud minuga silmitsi, vaid rääkisid teistega, sõprade ja tuttavatega, kes võiksid mu töökaaslastega kokku puutuda. Keeleline mure, mis nende huulilt kostus, oli alati sama, ta on suure stressi all, ta proovib midagi uut, me lihtsalt muretsesime, et ta ei mõtle pikaajalistele tagajärgedele. Otse ei süüdistatud mind saamatuses, nad ei pidanudki seda tegema, nad lasid vihjel enda eest rääkida ja vihjed reisivad kiiremini kui tõde. Kolmas kõne tuli 3 päeva hiljem, uuelt kliendilt, keda olin kuude kaupa harinud. Väike toidupood, mis oli arutanud minu toodete proovimist oma lettidel. Powneri hääl oli vabandav, kuid kindel, oleme otsustanud praegu edasi lükata, ütles ta. Tahame lihtsalt veenduda, et kõik on stabiilne, enne kui me pühendume. Stabiilne, kordasin ma, minu tarnete rekord on 97%. Olen teile dokumentatsiooni saatnud. Ma tean, see ei ole dokumentide pärast, lihtsalt me oleme kuulnud mõningaid asju. Mitte midagi spetsiifilist, lihtsalt tahame olla ettevaatlikud. Milliseid asju? Kust? Ta kõhklustas. Ma ei tahaks öelda. See pole isiklik, vaatame seda mõne kuu pärast uuesti, okei. Liin jäi vaikseks. Sain oma telefoni tuimalt vahtida, kuni ekraan pimedaks läks, see must ristkülik mu käes muutus äkki raskeks. Mõne kuu pärast oli ärikeeles viisakas viis öelda, et kunagi. Esimene tellimus lükati edasi, mitte tühistatud, vaid lihtsalt edasi lükatud. Klient ütles, et nad peavad oma vajadusi uuesti hindama. Teine küsis, kas saaksime tingimusi hiljem kvartalis uuesti arutada. See ei olnud katastroof, see oli peen, piisavalt juhuslik, et paista nagu õnnetust. Kuid olin mustreid jälginud piisavalt kaua, et mõista, kui midagi ei sobi. See polnud turu kõikumine, see oli sekkumine. Hakkasin ka ise helistama, tehes juhuslikke kontrollkõnesid klientidega, kes olid vaikinud. Iga vestlus järgnes samale mustrile, hägused viidatud mured, nimetute allikate mainimine, kinnitused, et see ei puuduta mu tööd. Töö oli hea, mure oli hoopis mu ümber toimuva üle. Üks naine, julgem kui teised, ütles lõpuks otse, sinu vend mainis, et sa võid olla ülekoormatud. Ta tundus tõeliselt mures sinu pärast. Minu vend. Ei saanud ma teada, et ta rääkis, vaid kuna üks ostja küsis minult ettevaatlikult, kas ma olen kindel, et tahan kasvu iseseisvalt käsitleda. Ta ütles, et oli kuulnud, et ma võin olla ülekoormatud. Selline väljendamine oli liiga tuttav, liiga isiklik, see polnud mure, see oli kommentaar, mis oli tõstetud peresöögist ja asetatud minu töömaailma. Taaselustades ühte perekonnalikku dramaatilisemat õhtut, kogunesime laua taha, kus õhk oli paks pingest. Õhtusöök oli peaaegu läbi, kui isa ulatas käe teise veiniklaasi järele. Just siis, mil ta klaasi tõstis, murdsin ma vaikuse. Kes rääkis mu klientidele? Küsisin, mu hääl oli rahulik, kuid kindel. Toad täitusid äkitselt vaikusega, nagu oleks keegi sellel hetkel sügavalt hinge kinni hoidnud.
Minu ema tõstis kahvli hetkeks üles, isa pani klaasi ettevaatlikult maha ja mu vend, kellel oli alati kiire oma telefoniga tegeleda, vaatas äkitselt ekraanile, nagu oleks tal seal oluline sõnum. Mida sa mõtled, küsis ema, tema hääl oli kerge ja süütu, justkui ei teaks ta, mis toimub. Keegi on rääkinud mu klientidele, et ma olen ebastabiilne, et ma ei pruugi püsida, vastasin, vaadates igaühele silma. Ma tahan teada, kes see on. Toad olid jälle vaiksed, see vaikimine rääkis süüd tunnistamata. Ema murdis esimesena selle vaikuse. Me mainisime seda, kuna oleme mures. Sa oled nii palju tööd teinud ja me muretsesime, ütles ta, kuid mu südames ei olnud kahtlust, et see ei olnud lihtsalt hirm. Mainisite mida kellele, küsisin. Lihtsalt inimestele, keda me tunneme, vastas isa, ka tema hääl oli tasane. Perede normaalne mure on üksteise eest hoolitsemine. Me ei ürita sekkuda, me üritame lihtsalt veenduda, et sa ei lähe liiga kaugele. Pöördusin venna poole, kes oli endiselt oma telefoni külge klammerdunud, kuid tema lõualihased olid pingul. Sa ütlesid ostjale, et ma olen ülekoormatud, ütlesin, püüdes pilku tema silmist välja lugeda. Ta õlgu keeras, lõpuks kohtusime pilkudega. Ma olin lihtsalt aus, vastas ta, kui tema hääl oli madal ja kindel. Sa oled stressis, igaüks võib seda näha. Sa ei tea mu äri kohta midagi, vastasin. Sa pead olema varjunud oma tuppa, tehes seda, mida iganes sa seal teed. Sa ei räägi enam meiega, ma tean, et ema muretses sinu pärast pidevalt. Ta langedaski ennast toolile, käed rinnal, väljendiga, mida olin kogu elu näinud, nagu ta oleks mõistlik ja mina oleksin keeruline. Ma olin lihtsalt aus inimestega, kes küsisid, ütlesin. Keegi ei küsinud. Siis ma olin lihtsalt aus inimestega, kes peaksid teadma. Tundsin, kuidas mu käed vajusid lauale, mu hirmud ja pahameel peidetud rahu taga. Ma ei laseks neil näha, kuidas ma värisen. Sa rääkisid mu klientidega, inimestega, kellega ma olen kuude kaupa suhteid loonud, et ma ei ole usaldusväärne, tühja koha pealt, sõnasin. Tühja koha pealt, kostis mu ema vaikselt. Me näeme kedagi, kes ei taha abi vastu võtta, kes ei suhtle ja kes ei lase meil ligi. Mida me peaksime mõtlema? Küsis ta, kui külmus hakkas toas valitsema. Isa pani mõlemad käed lauale, tema nägu muutus tõsiseks. Nii pere ei toimi. Ei, vastasin ma kindlalt. Nii see perekond ei tööta, sest meie peres tähendab abikontrolli, mure tähendab ligipääsu ja toetus tähendab, et ma ei saaks kunagi piisavalt kaugele minna, et teid enam vajama ei peaks. Ruumi täitis jälle vaikus, kuid seekord oli see palju külmem. Keegi ei palunud andestust, keegi ei tunnistanud oma vigu. Käesolev lugu viib meid hetke, mil peategelane mõistis, et tema lähedased ei üritanud mitte tema äri takistada, vaid hoopis vältida tema lahkumist. Nad olid loonud olukorra, kus väline maailm tundus ebaturvaline, ebausaldusväärne ja vaenulik, muutes kodu ainsaks mõistlikuks valikuks. Sõltus maskeeritud kaitse all ja sabotaaž, mida varjati armastuse nimel, see polnud ebaõnnestumine, vaid hoopis üritus hoida teda kinni. Mõjud, mida see olukord kaasa tõi, ei tulnud korraga, vaid saabusid järk-järgult. Üks leping, mis ei uuendatud, lühike vestlus, mis lõppes varem, kui oodata osati, ja viisakas e-kiri, kus öeldi, et nad lähevad teises suunas, igaühel neist oli oma terav valu, mitte sellepärast, et need sündmused hävitasid teda, vaid kuna need tõestasid, kui haavatav ta veel oli teiste narratiivide suhtes. Tema elatus ei kuulunud vaid talle, see oli endiselt teiste mõjude all. Ühel ööl veetis ta aega, arvutades kahjusid. 3 klienti olid tagasi tõmbunud, 2 veel kõhklesid. Tulukadu polnud katastroofiline, vaid 15% tema oodatavast kvartalitulu, kuid kaotatud momentum oli veelgi halvem. Usaldus, kui see on kord raputatud, ei taastu plaanipäraselt, see taastub siis, kui tal on selleks soov. Ja kui tal on soov üldse. Ta ei nutnud, ei paanikasse langenud, vaid arvutas ümber oma plaanid. Ta lõpetas ajakava jagamise, lakkas vastamast küsimustele oma töö kohta. Kui telefon helises tema ees, siirdus ta teise ruumi, et vastata. Ta suunas kogu suhtluse postkastile, mille ta sellel nädalal rentis, ja muutis oma ärikontode paroolid. Ta tihendas iga juurdepääsupunkti, kuni ei jäänud enam midagi, millele nad ulatuda oleksid saanud. Siis tegi ta midagi, mida ta polnud kunagi varem teinud, ta palus neil lõpetada. See juhtus pühapäeva hommikul, kui tema ema ütles, et oleks tore, kui ta saaks normaalsesse rutiini naasta.
Ta pani oma kohvitassi maha ja vaatles ema otsustavalt. Ma vajan, et sa lõpetaksid inimestega rääkimise minu äri kohta. Ema silmad suurenenud, tema ei saanud aru. Jah, sa tead ja ma vajan, et see lõpetataks täna. Isa tõstis pilgu ajakirjast ja ütles, see on natuke dramaatiline, ei arva? Ei, ma arvan, et on selge, et mu töö ei ole pereteema. Mu kliendid ei ole inimesed, kellele sa saad rahu pakkuda, hoiatada või teavitada. Kui sul on minu kohta muresid, siis räägi minuga otse, aga sa ei tohi mu mainet selja taga hallata. Reaktsioon oli kohene ja ühemõtteline. Nad nimetasid teda tänamatuks, dramaatiliseks, ütlesid, et ta on muutunud. Ema silmad täitusid pisaratega, mis ei voolanud. Isa raputas pead pettunult. Vend naeris vaikselt, nagu ta alati tegi, kui arvas, et ta on naeruväärne. Me üritame vaid aidata, ütles ema. Siis lõpetage aitamine, vastas ta. Hetk, mil ta lõpetas loa küsimise, muutus nende jaoks lugupidamatuseks. See oli murdepunkt mitte seetõttu, et nad oleksid vihased, vaid seetõttu, et nad keeldusid nägemas tekitatud kahju. Isegi siis uskusid nad, et neil on õigus otsustada, kuidas tema elu kulgeb. Ta mõistis, et vaikimine ei olnud enam neutraalne, see ei hoidnud teda enam turvaliselt, vaid tegi ta kergesti ligipääsetavaks. Kui vaikimine oli see, mis neid hoidis, siis öö oli rahulik ja vaikne, kui ma sulgesin oma toa ukse. See ei olnud äkiline pauk, vaid lihtsalt kerge klõps, mis tähendas, et nüüd olin üksi oma mõtete ja tunnete keskel. Istudes voodis, lasin end kanda emotsioonide voolul, mida olin kaua aega tagasi hoidnud. Väsimus, reetmine, üksildus, kõik need tunded lõid ülepea. Olin järsku mõistnud, et need, kellelt ootasin toetust ja abi, olid hoopis need, kes pidid mind takistama. Kuid just sel hetkel, kui ma endas kõige sügavamalt tundsin, avasin oma sülearvuti ja tõmbasin välja oma töölehe. Olin valmis astuma oma esimest tõelist sammu. Ma ei olnud enam lihtsalt reageerija. See hetk tähendas minu jaoks suurt muutust, mitte sellepärast, et ma tundsin end võimsana, vaid seetõttu, et mõistsin lõpuks, et iga mu eelmine reaktsioon oli toetanud süsteemi, mis mind haavas. Vaikus, mis kunagi oli olnud minu kaitse, muutus nüüd minu kasuks. Ma ei vaielnud enam, ei nõudnud selgitusi ega vabandusi, mis ei tulnud iial. Lihtsalt tõmbusin tagasi ja see vaikimine tekitas neis rohkem ebamugavust, kui ükski konfrontatsioon oleks suutnud. Minu esimesed sammud olid praktilised, mitte sümboolsed. Muutsin oma äriaadressi. Postkast, kuhu olin oma kirjad suunanud, oli väike, beež ja märkamatult asus see kuiva puhastuse ja küünte salongi vahel. Maksin 6 kuu eest ette ja müüja ei küsinud küsimusi, tema jaoks polnud minu lugu oluline. Ta andis mulle 2 võtit ja allkirjastamiseks vormi. 5 minuti pärast oli mul aadress, mis kuulus ainult mulle. See ei olnud dramaatiline liigutus, vaid lihtsalt vajalik uuendus kohtades, kus see tõeliselt loeb, pangarekordid, tarnijate lepingud, kohaletoimetamise dokumendid. Järgmisel 3 päeval asendasin järjekindlalt iga viite oma vanemate aadressile uuega. Iga esitatud dokument tundus nagu niidi katkestamine, iga kinnituskiri nagu vaba hingetõmme. Igalt poolt, kus mu pereliikmete aadress oli varjatud ligipääsu sümbol, eemaldasin selle. Suunasin ümber kirjavahetuse, reguleerisin õigusi ja tagasin, et keegi ei saaks enam minu nimel rääkida, tahtlikult ega muidu. Ei olnud kõnesid, ei olnud hoiatavaid sõnumeid, lihtsalt puhtad muudatused, mis toimusid järjest, kuni lahusus oli täielik. Korrasin oma lepingud ridarealt, mitte ohte otsides, vaid eeldusi. Konsultant, kelle mu ema oli soovitanud ja kes oli aidanud mul algse LC paberimajanduse korda ajada, oli endiselt 2 mu kontol volitatud kontaktina kirjas. 1 telefonikõne ja järgnevate e-kirjadega eemaldasin tema nime. Iga käepigistus, mis oli tähendanud selgust, asendati nüüd dokumentatsiooniga. Ma ei süüdistanud kedagi vales, mul polnud selleks vajadust. Ma võtsin tagasi oma jurisdiktsiooni vaikselt ja täielikult. Kättemaks ei tähenda alati konfrontatsiooni, mõnikord tähendab see lihtsalt ligipääsu tühistamist, ilma seletusteta. Siis hakkasin inimesi helistama. Esimene kõne oli kõige raskem. Minu käsi viibis telefoni kohal terve minuti, enne kui helistasin kliendile, kes oli pärast murede kuulmist minu stabiilsuse üle tagasi tõmmanud. Helistasin talle esimesena. Tere, see on kõne pagarikojast, ütlesin, kui ta vastas.
mu hääl oli kindel ja professionaalne, olin seda ette harjutanud. Oli aeg, mil ma tundsin, et on vajalik rääkida oma tellimustest ja veenduda, et kõik on järgmise kvartali osas ühel lainel. Kalli alguses valitses mõningane ettevaatlikkus, aga ma teadsin, et mul on kõik vajalikud vastused olemas. Mõned nädalad tagasi oli olnud segadust ja ma tahtsin selgelt välja tuua, mida oodata. Otsustasin tutvustada talle oma kohaletoimetamiskava, varuplaani ja suhtlemisprotseduure. Selgitasin, kuidas tellimusi käsitletakse, kui peaks midagi ootamatut juhtuma. Ma ei maininud oma peret, ei rääkinud viivitustest kui sabotaažist ega kujundanud takistusi kui draamat. Minu hääl oli kindel ja ma rääkisin nagu inimene, kes teab, millised on tema vastutused ja millised mitte. Kõne lõpuks oli tema hääl pehmenenud. See on tõeliselt põhjalik, aitäh, et kõik välja tõid, kostis ta. Muidugi tahan, et sa tunneksid end minuga töötades kindlalt, vastasin ma, tunnen küll, ütles ta ja ma uskusin teda. Selle nädala jooksul tegin veel 7 kõnet, mitte et end vabandada või kaitsta, vaid et selgitada protsessi, kinnitada ajakavasid ja kinnitada, milliseid teenuseid ma pakun. Muutus oli kohe märgatav. Teisel pool telefoni lõdvestusid inimesed, nad küsisid küsimusi, kuulasid mind. Tema hääl ei olnud enam kaitsev, vaid korralik. Iga vestlus aitas taastada usaldust, mis oli varem kahtluse tõttu kahanenud. Ma ei palunud seda tagasi, vaid näitasin, et suudan seda hoida. Selgitasin, kuidas tellimusi edaspidi käsitletakse ja joonisin välja tagavaraplaanid, käsitlesin muresid enne, kui need välja öeldi. Iga kõne lõpetas kõhklus ja asendas selle kindlama alusega. Usaldusväärsus omab võimet kuulujutte vaigistada, nimetades neid kunagi nimedega. Kui müra vaibus, sai mulle selgeks, et tõestamine oli olnud lõks. Hetkel, mil tundsin vajadust selgitada oma väärtust, olin juba kaotanud maad. Stabiilsus oli see, mida olin kogu aeg otsinud. Võim ei vaidle, see korraldab asjad nii, et vaidlused muutuvad ebaoluliseks. See taipamine ei teinud mind vihaseks, vaid rahustas mind viisil, mida ma polnud varem tundnud. Oli asju, mis toimusid, millest mu perekond ei teadnud. Need ei olnud saladused dramaatilisest mõttes, vaid suhted, mis eksisteerisid väljaspool nende mõjuvõimu. Vestlused, mis olid alguse saanud mitu kuud tagasi ja jätkusid katkematult. Diane, kelle ma olin kohtunud hulgimüügi tarnija kaudu, oli pärast meie esimest vestlust taas ühendust võtnud. Ta küsis teravaid küsimusi mu kvartali numbrite kohta, mitte kahtluse pärast, vaid selleks, et neid jälgida. Finantsnõustaja, kellega olin tutvunud väikese ettevõtlusvõrgustiku kaudu, mitte mingite perekondlike sidemete kaudu, vaatas mu raamatud üle kord kuus, ilma kommentaaride või hinnanguteta. Need ei olnud päästjad, nad olid professionaalid ja kohtlesid mind vastutasuks professionaalselt. Ma ei rääkinud oma perest millestki, mitte sellepärast, et ma varjaksin, vaid sellepärast, et nende luba ei olnud enam osa võrrandist. Nad uskusid, et olen isoleeritud ja see uskumus tegi nad lohakaks. Nad eeldasid, et vaikus tähendab taganemist, et minu selgituste puudumine tähendab, et pole midagi selgitada. Tegelikult ehitasin ma ökosüsteemi, kuhu nad ei ulatunud. Siis nad hakkasid jälle helistama. Käisime pereringis, nagu tavaliselt. Mu ema küsis, kas soovin liituda nendega õhtusöögile, mis oli kavas sellel nädalal. Lihtsalt pere, ütles ta, nagu see ei oleks midagi erilist. Samal ajal uuris mu isa, kas mul on õnnestunud leida stabiilsus oma elus. Ta valis sõnad hoolikalt, nagu sooviks ta, et need peegeldaksid nende muret. Mingil hetkel saatis mu vend mulle sõnumi, mis oli justkui kerge ja muretu. Hei, kuidas läheb? Pole viimasel ajal sinust kuulnud, kas kõik on korras? Vastasin viisakalt ja lühidalt, õhtusöök kõlab hästi, võib-olla järgmisel nädalal. Kõik on korras, lihtsalt hõivatud. Aitäh, et uurisid. Ma ei jaganud lisainfot, ei täitnud vaikust seletustega, mida nad oleksid võinud kasutada. Vaikselt hakkas tasakaal muutuma, enam ei olnud küsija see, kes omas üleolekut. 2 nädalat hiljem tuli esimene proovikivi. Mu ema helistas ja küsis, kas ma olen kuulnud sellest konsultandist, kelle ta mulle soovitas. Selle, kelle olin vaikselt oma kontodest eemaldanud. Ta rääkis sellest nii kergelt, kuid ma kuulsin tema hääles peituvat kalastamist. Viimasel ajal mitte, vastasin. Miks? Oh, mitte midagi erilist. Ta mainis, et pole sinust mõnda aega kuulnud, tahtsin lihtsalt kindel olla, et sinu paberitööd on korras.
kõik on hästi, ma olen asjadest üle. Paus. Sa tead, et võid alati meilt abi küsida. Ma tean, annan teada, kui vajan. Ma ei selgitanud, et olin ta oma elust välja lõiganud. Ma ei öelnud talle, miks. Lihtsalt lasin vaikusel jääda, tavaline ja täielik. Kui ta lõpuks kõne lõpetas, kuulsin ma tema hüvasti jätus ebakindlust. Ta ei teadnud, mis oli muutunud, kuid tal oli tunne, et midagi oli juhtunud. Kuna nad mõistsid, et nad ei tea enam, kellega ma räägin, mida plaanin või kuidas asjad edenevad, muutus nende mure millegiks muuks, ärevuseks. Nad olid kaotanud oma vaatepunkti ja koos sellega ka oma võime narratiivi juhtida. Ma ei läinud järgmisel peresündmusel kohalolekuks, mis oli igakuine pühapäeva lõunasöök, kus alati toimus tavaline ja performatiivne jutuajamine. Seekord olin lihtsalt ära. Ma ei teatanud oma puudumisest ega õigustanud seda, ei saatnud vabandust, ma lihtsalt ei olnud seal. Minu telefon vilkus varahommikul. Ema sõnum, meie igatsesime sind lõunal, kas kõik on korras? Vend kirjutas, sa ei tule. See on natuke ebaviisakas. Isalt, kes harva sõnumeid saadab, tuli sõnum, su ema muretseb, palun vasta. Ootasime 2 tundi, enne kui vastasin, tööl tekkis midagi, vabandan, et ei saanud tulla. Loodan, et lõuna oli tore. Ei olnud vaidlust, mida hiljem tsiteerida, ei olnud emotsionaalset puhangut, mida tõlgendada, ainult puudumine ja puudumine räägib selgelt inimestele, kes on harjunud pideva ligipääsuga. Esimene samm töötab, kahju vähenes, kuulujutud kaotasid hoogu. Mu töö stabiliseerus taas. Klient, kes oli kõhelnud, tegi järgmise tellimuse õigel ajal. Toidupoe omanik, kes oli mind ootele pannud, helistas tagasi ja ütles, et on valmis proovitellimuse arutamiseks. Usaldus, mida ma õppisin, on kannatlik nende inimeste suhtes, kes seda pidevalt demonstreerivad. See ei vaja seletusi, vaid tõendeid. Ja just siis, kui ma arvasin, et olen leidnud oma tasakaalu, juhtus midagi ootamatut, minu postkasti maandus sõnum, mis ei olnud mõeldud mulle. Kohaliku ärimaailmas keerlesid asjad kiiresti ja iga päev tõi endaga uusi väljakutseid. Ühel õhtul, kui olin juba üsna väsinud, jõudis minu postkasti e-kiri, millel oli süüdistav varjund. Esialgu tundus see täiesti tavalisena, pealkirjaga järgnev teema esialgse hindamise kohta, kuid kui lugesin edasi, hakkas mu süda kiiremini lööma. Allpool oli nimi, mida ma tundsin, konsultant, kellele olin kunagi toetust palunud, ja rida, mis tekitas minus ärevust, mured usaldusväärsuse üle. Olin just hakanud uskuma, et olime kõige hullemast üle saanud. Tellimused tulid õigel ajal, kliendid suhtlesid kindlalt ja mu postkastis ootas poolik leping, mis lubas järgmise kvartali võimalusi. Olin hakanud mõtlema, et võib-olla oli torm nüüd seljataga ja ma olin puutunud maapinda pärast turbulentsi, oodates, et lennuk tõeliselt maandub. Kuid see e-kiri, mis saabus hilisel pärastlõunal, muutis kõik. Tundsin kohe, et see ei olnud mõeldud minu silmadele. Pealkiri oli neutraalne ja ametlik, kuid selle sisu, mis käsitles minu olukorda, tegi mu kõhu keerlema. Seal olid kahtlused, mis olid sõnastatud ettevaatlikult, kuid sellegipoolest teravalt. Küsimused, mis peegeldasid justkui mu pere muresid, nagu nad oleksid need sõnad välja öelnud. Nad küsisid, kas minu ettevõtte operatiivne stabiilsus on pikaajaliselt jätkusuutlik. Lugesin e-kirja üle 3 korda, lootuses, et kontekst leevendab seda tunnet, kuid kahjuks ei leevendanud. See oli nagu reetmine, mis ei tulnud karjuma, vaid hiilis sisse ametlikult vormindatud mälestusena. Kes iganes selle kirjutas, oskas täpselt sõnastada ebakindlust, et see tunduks mõistlik, mitte vaenulik. Nad ei öelnud, et ma olen ebausaldusväärne, vaid küsisid, kas välised tegurid võivad mõjutada minu töö järjepidevust. Tundsin, et see oli sama skript, mida olin kodus kuulnud, kuid nüüd oli see lihtsalt tõlgitud korporatiivkeelde. See oli nagu külm dušš, mis sundis mind mõtlema, et võib-olla ei olnud kõik nii roosiline, kui olin arvanud. Tundsin, kuidas reetmine ja pettumus kimbutasid mind. Vähem kui tunni jooksul suutsin välja selgitada, kust see kiri pärines. See ei olnud minu vanemate otsene tegu, vaid konsultandi nimi, kellega olin varakult koostööd teinud. Mu pere oli teda tutvustanud kui abiväge, kui alustasin oma ettevõtte loomist. Ta oli aidanud paljusid väikeseid ettevõtteid, ütles mu ema, ja tookord tundus see täiesti kahjutu, isegi abivalmis. Nad olid vaadanud üle mu algdokumentatsiooni ja soovitanud mõned muudatused, kuid siis olid nad taustale kadunud. Olin arvanud, et nad pole enam seotud, kuid eksisin.
Nad ei olnud passiivsed, vaid olid end kenasti positsioneerinud. Kui ma nendega ühendust võtsin, ei olnud nad mu küsimustele vastamisel eitavad. See hetk pani mind mõtlema, kuidas reetmine võib olla peidetud ootamatutes kohtades. Iga poolehoid, mis kunagi tundus kindel, oli nüüd muutunud kahtluseks ja ma pidin leidma viisi, kuidas edasi liikuda, hoolimata varjust, mis mind ümbritses. Kohvikus, kus õhk oli paks pingest, istusin vastamisi konsultandiga, kelle nägu peegeldas rohkem muret ja üleolekut, kui ma oleksin soovinud. Ta jõudis 5 minuti hiljem, käekotis dokumentide virn ja kohaliku kohviku menü vaatamata tellis musta kohvi. Ta istus mu vastas, nagu oleks see tavaline koosolek, mitte kohtumine, kus arutame, kuidas mu pereliikmete mured on mu professionaalset mainet kahjustanud. Ma tahan täpselt aru saada, mida sa neile ütlesid, alustasin ma, vältides igasugust eelmängu või väikeseid juttu. Ta segas oma kohvi aeglaselt, nagu püüdes aega venitada. Kuidas ma suudaksin neile seletada, et see, mida nad arvasid, ei olnud lihtsalt vale, vaid ka ebaaus. Sa pole mu raamatuid 6 kuu jooksul näinud, jätkasin ma, sa pole küsinud mu klientide kohta, sa pole üle vaadanud ühtegi tarnerekordit. Tundsin, et mu hääl tõusis, kui ma rääkisin. Sa ei pea mu tarneid üle vaatama, et mõista, et peretülid mõjutavad ettevõtte toimimist. See on standardne riskitegur. Nende pilk muutus, nad vaatasid mind tõeliselt ja ma märkasin, kuidas midagi nende silmis nihkus. Mitte süü, vaid arvutamine. Sinu vanemad on sinu pärast mures. Nad on sellest väga avameelsed, ütles ta. Kui kellegi enda perekond väljendab kahtlust nende stabiilsuse osas, on see oluline teave. Ma ei saa seda tähelepanuta jätta. Mu vanemad ei tea midagi mu äri kohta, vastasin ma, püüdes oma häält rahustada. Nad tunnevad sind. Tema väike naeratus oli nagu nööbid, mis tõmbasid mu emotsioone kitsamaks. Ja nad tunnevad sind piisavalt hästi, et muretseda. Mu käed pingutasid kohvitassi ümber, kui ma mõistsin, et nad kasutasid minu pereliikmete muret minu vastu tõendina. Sa raporteerisid sellest, mida sa nägid, küsisin ma, see on sinu töö. Ta noogutas. Nad lebasid tagasi toolil, levitades käsi, nagu üritades näidata, et nad on tühjad. Kui investor otsustab, et see pole probleem, siis suurepärane, ütles ta. Kuid midagi mu sees ütles, et see pole nii lihtne. Nende kohalolek ja kahtlus, mis oli mu perest välja voolanud, oli nagu hämar pilv, mis varjutas mu edasised püüdlused. Oli üks neist päevadest, mil tunded ja mõtted segunesid, jättes mind ekslema nagu pimedas labürindis. Kohvikus, kus olin istunud, kostsid mu vanemate sõnad, mis lõid mu südamesse kiiret valu. Nad ei olnud halvad, nad olid lihtsalt loogilised ja just see loogika jättis mulle vähe ruumi vastuväidete jaoks. Perekonna kahtlus oli muutunud tõendiks, privaatne mure avalikuks riskiks. Sain äkki aru, kui põhjalikult oli see kogu olukord üles ehitatud. Iga samm, mida olin astunud, tundus õigustatud, iga näitleja suutis väita, et nad olid puhtad. Jätkasin tassi joomist, kuid lõpuks lahkusin kohvikust, lõpetamata oma jooki. Tee autoni venis tunduvalt pikemaks, iga samm tundus raskem kui eelmine. Istusin autoteeninduse kohal 20 minutit, mootor välja lülitatud, vaadates rooli, püüdes mõista, mis just juhtus. Mul ei tulnud pisaraid silma, isegi viha ei olnud esialgu. Tundsin hoopis, et midagi on kadunud, usaldus, millest polnud aru saanud, et veel kandsin, oli äkki kadunud. See ei olnud usaldus mu peres, see oli ammu erodeerunud, see oli usaldus iseseisvuse vastu, mida olin arvanud endale rajavat. Usaldus, et minu töö eksisteerib ruumis, kuhu nad ei ulatu. Usaldus, et oskus suudab narratiivi ületada. Olin eksinud, nad olid leidnud tee sisse, mitte läbi esiku, vaid läbi kellegi, kelle olin sisse lastud, ilma lukke kontrollimata. Sõit koju oli udune. Mäletan, kuidas liiklusmärgid vilkusid, teised autod mööda sõitsid, raadio mängis midagi, mida ma ei kuulnud. Kui jõudsin koduhoovi, nägin, et ema auto oli seal. Istusin garaažis veel 5 minutit, kogudes end enne sisseminekut. Köögis seisis ema, korraldades lilli, mille ta oli kuskilt toonud. Sa oled varakult kodus, ütles ta, selja pööramata. Kohtumine lõppes varem, kui oodata oli. See on tore, vastasin, kui ta lilli sättis. Isa ja mina mõtlesime, et peaksime kõik selle nädalavahetuse õhtusöögi korraldama. On möödunud aega, mil me tõeliselt rääkisime. Vaatasin, kuidas tema käed lillede vahel liikuvad, täpsed ja rahulikud.
Ta ei teadnud, et ma tean, või ehk teadis ta, ja see oli osa kogu mängust, naasta normaalsusesse, teeselda, et midagi pole muutunud. Ma ei suutnud otsustada, kumb oli halvem. Ma vaatan oma graafikut, ütlesin ja suundusin oma tuppa. Sellel ööl, kui maja vaikseks jäi, istusin üksi ja tegin midagi, mida polnud juba ammu teinud, koostasin nimekirja. Mitte kaebustest ega hirmudest, vaid faktidest, lepingud, mis olid hoitud, kliendid, kes olid jäänud, tarned, mis olid täidetud ilma eranditeta, numbrid, mis ei hoolinud perekondlikest arvamustest ega teisest käest tulnud muredest. Leping, mis oli peaaegu valmis, pandi ootele. Järgmisel hommikul tuli investori sõnum, mis oli viisakas ja professionaalne, millega ei saanud vaielda. Soovime enne edasiminekut mõned meie algsed eeldused üle vaadata. Mitte midagi kiiret, lihtsalt tahame olla kindlad, et oleme kõik ühel meelel. Mitte tühistamine, mitte tagasilükkamine, vaid lihtsalt paus. See sõna, paus, oli piisav, et pidurdada edasiviivat hoogu ja panna mind taas kaitsele. Ma ei vaielnud, ei saatnud pikki seletusi. Palusin aega selgitamiseks, aega korralikuks vastamiseks. Pinnalt jäi kõik muutumatuks. Öö oli vaikne, kui ma leidsin end voodis, kell oli 2 hommikul. Lae peale vaadates jooksid mu mõtted ringi, numbrid peas nagu vanad tuttavad, 1,000,000 korda läbi käidud. Klient, kellega olin rääkinud laienemisest, oli äkki otsustanud oodata ja näha. Potentsiaalne uus konto, mis alguses tundus paljutõotav, oli nüüd vaikseks jäänud. Ma ei suutnud tõestada, et nende kahe vahel oli seos, kuid kahtlus levis nagu tint vees, kui see kord on kohal, ei näe enam, kust see algas ega kus see lõppes. 3 päeva pärast kohvikus toimunud kohtumist käis mul peast läbi mõte, et äkki peaksin loobuma. Mitte ettevõttest, vaid lihtsalt kõigest. Üksinda voodis lamades tundsin, kuidas raskus surub mind allapoole. Ma ei suutnud enam näha teed edasi, kõik tundus kitsenenud. Klientide usaldusväärsus oli endiselt olemas, kuid mul polnud enam selget suunda. Mis tunne see oleks, kui tunnistada, et nad olid õiged? Tagasi koodimise juurde, leida mõni teine töö, lasta narratiivil resetida millekski, mida kõik mõistavad. See oleks ju lihtsam, nii palju lihtsam. Ma tundsin, kuidas see kõik mu peale vajus, väsimus, hirm ja üksildus, justkui ma võitleksin lahingu eest, mida keegi teine ei näinud. Ma ei üritanud end veenda, et kõik on hästi, ei otsinud ma hõbedasi servasid. Lihtsalt lamades pimeduses, lasin selle kõik tõeks jääda. Kell 3 hommikul toimus mu sees mingi muutus. Mitte lootus, mitte kindel tahe, vaid selgus. Nad soovisid, et ma loobuksin. Nad olid loonud süsteemi, mis oli loodud just selleks, et loobumine tunduks ainus mõistlik valik. Ja kui ma loobuksin, kui ma laseksin kahtlusel võita, kuuluks kõik minu ohverdused neile. Nad omaksid minu ebaõnnestumist just nagu nad kunagi omasid minu edu. Istusin voodis üles, lülitasin tuled sisse ja avasin sülearvuti. Kui ma tahtsin selle kõik ellu viia, ei saanud ma emotsioone kasutada, et võidelda arusaamadega. Mul oli vaja kedagi, kellel polnud minu ebaõnnestumisest midagi võita, kedagi, kes ei olnud nende võrgu sees, kel oli hinnang, mis põhines tõenditel, mitte suhetel. Võtsin telefoni ja valisin numbri, millega mu pere polnud kunagi ühendust saanud. Diane vastas 3. helinal, tema hääl oli tähelepanelik, vaatamata kellaajale. Jutustasin talle kõik, mis mind vaevas. Ma ei vajanud julgustust, vaid kedagi, kes ei ehmuks. See mõte, et mul on keegi, kes ei kartnud, jäi mind pärast kõne lõpetamist saatma. See ei olnud nagu resolutsioon, vaid nagu temperatuur, piisavalt külm, et hoida asju riknemast, stabiilne, et mõelda selgelt. Investeerija ei olnud mind millegagi süüdistanud, ei olnud oma häält tõstnud, ei vihjanud taganemisele. Nad olid lihtsalt palunud pausida, et uuesti eelduseid üle vaadata ja veenduda, et alus on kindel. Kui telefonikõne lõppes, istusin seal liikumatult, märkasin, kui vaikselt mu keha tundus, kui paanika ei saabunud. Ei olnud viha, mida põletada, ei olnud hirmu, mida eest joosta, ees avanes kitsas fokuseeritud koridor. Ma ei helistanud kellelegi, et oma muresid jagada, ei saatnud sõnumit sõbrale ega kordanud kohtumist valjusti. Avasin sülearvuti ja võtsin ette failid, mis mul juba olid. Kohalejõudmise logid, arved, kinnitused ja marginaalid, kuid seekord mitte selleks, et end rahustada, ma teadsin juba, mida nad tähendavad. Otsustasin hoopis, kes võiks neid vaadata, ilma oma tundeid ruumi toomata.
Kerisin oma kontaktide hulgas, kuni silma jäi nimi, kellega olin aastaid tagasi koostööd teinud. Meie suhe oli pigem ametlik, mitte sotsiaalne, kuid me hindasime teineteise oskusi. Nad ei olnud kunagi kohtunud mu perega, nad ei teadnud mu lugu, see oligi kogu mõte. Kui nad vastasid, ei küsinud ma, kuidas neil läheb, ega vabandust, et helistan ootamatult. Rääkisin neile, et mul on ettevõtte ülevaatamise all, küsimused usaldusväärsuse kohta ja piiratud aeg vastamiseks. Ma ei selgitanud, miks see mind haiget teeb, ega raamistanud seda kui reetmist. Kirjeldasin olukorda nagu süsteemi, mis on stressi all, sisendid ja väljundid ei olnud kooskõlas, kujunes otsuste ummik. Siis küsisin lihtsalt, kas sa saad seda vaadata? Nad ei öelnud kohe jah, vaid küsisid, millist pilku ma ootan. Vastasin, et mulle on vajalik keegi, kes ütleks, kas numbrid peavad või mitte, ja kui nad ei pea, siis tahan seda ka teada. Telefonis oli vaikus, kuid see ei olnud ebamugav vaikus, vaid pigem ümberhindamise hetk. Siis palusid nad, et saadaksin neile kõik andmed. Ilma lubadusteta, ilma julgustuseta, lihtsalt juhised, kuidas vormindada ja millal nad tagasi helistavad. Ootus tundus seekord teistsugune, mitte ärev, mitte lootusrikas, vaid produktiivne. Korraldasin failid, märkisin ajajoone, eemaldasin kõik, mis võiks narratiivi sarnasena tõlgendada. Kui nad tagasi helistasid, ei alustanud nad kaastunde avaldamisega, vaid küsimustega võimekuse, tootlikkuse ja variatsiooni kohta. Nad küsisid, kui sageli viivitusi esines ja miks, samuti seda, mida ma tegin, kui tarnijad ebaõnnestusid ja kui tihti see tegelikult juhtus. Vastasin selgelt, üllatudes, kui lihtne oli rääkida, kui keegi ei hinnanud mu hääletooni mässulisena. Ühel hetkel katkestasid nad mind mitte vaidlustamiseks, vaid selgitamiseks. Peatusin ja parandasime ennast, nad noogutasid, kuuldavalt isegi telefoni kaudu. Kui lõpetasin, ütlesid nad lause, mida ma ei teadnud, et ootan, mul ei ole oluline, mida su pere arvab, mind huvitab, kas su numbrid peavad. See ei olnud lahke ega julm, see oli puhas. Esmakordselt ei hinnatud mind kui tütart, riski või lugu, vaid kui operaatort. Nad läbisid mu andmed ridarealt, seal, kus olid tühimikud, osutasid nad neile ilma süüdistusteta ja seal, kus olid tugevused, nimetasid nad neid ilma liialdamata. Nad ei pehmendanud järeldusi ega dramatiseerinud puudusi. Kõne lõpuks nägi mu äri välja just selline, nagu see alati oli olnud, stabiilne, imperfektne, vastupidav. Kuuldused, kui need asetati andmete kõrvale, kukkusid kokku oma ebamugavuses. Kellegi väide, et ma võin olla usaldusväärne, ei tähendanud midagi kalendri kõrval, mis ütles vastupidist. Kui me lõpetasime, istusin tagasi ja tundsin, kuidas midagi tuttavat paiskus mu sisse. Usaldatud tunne ei olnud vali, vaid stabiilne. Ei olnud kiiret õigustust, ei olnud tungi kellelegi helistada ja seda kuulutada, vaid lihtsalt tasakaalutunne, nagu seistes kindlal pinnasel. Pärast pikka ja järsku tõusu, mis oli olnud nagu liitlasena, tundus, et nad olid minuga nüüd ühel meelel. Kuigi me ei kasutanud kunagi sõna liitlane, ei pakkunud nad mitte lihtsalt välja, et võitleksid minu eest, vaid seisisid mu kõrval just seal, kus seda kõige enam vajas. Üks päev hiljem esitasid nad järgmise sammu, mitte kui päästmine, vaid kui struktuurne kohandamine. Kui investori mureks oli usaldusväärsus, siis vajas usaldusväärsus kaalu, mis ei olnud emotsionaalne. Nad pakkusid välja, et panevad oma nime koos minu omaga vestlusesse, mitte kui kaasomanik või esindaja, vaid kui kinnitaja. Nad liitusid koosolekuga, et kinnitada, mida nad olid üle vaadanud ja vastata küsimustele protsessi kohta. Nad tegid selgeks, et neid ei huvitanud tähelepanu keskpunktis olemine, nende kohalolek oli tööriist, mitte kaitse. Me leppisime kõne kokku ja ma saatsin investorile lühikese kirja, selgitades, mida me pakume ja kes osaleb. Ilma igasuguste kaitsva jutu ja taustaloosideta, ainult faktid. Vastus tuli kiiresti, professionaalne ja neutraalne. See neutraalsus tundus väikese võiduna. Koosoleku ajal rääkisin ma vähem kui tavaliselt ja kui küsimused tulid, vastasin neile selgelt, lastes siis oma liitlasel vajadusel edasi rääkida. Nad ei ilustanud, nad ei ajanud juttu, vaid kinnitasid iga vastust, kitsendades vestluse raame, kuni kuulujuttudele jäi väga vähe ruumi hingamiseks. Pärast koosolekut ei olnud ühtegi dramaatilist järeldust, ei vabandusi kelleltki, vaid selge järgmine samm ja ajakava. Kui me kõne lõpetasime, ütles mu liitlane midagi, mis jäi mind kummitama, inimesed, kes toetuvad sosinatele, paanitsevad, kui nad seisavad silmitsi tõenditega.
See oli see mitte julgustus, vaid tähelepanek. Sõnumid levisid kiiremini, kui ma oodata oskasin, mitte ametlike kanalite kaudu, vaid samade mitteformaalsete võrgustike kaudu, mis olid kahtlusi edastanud. Seekord muutus toon. Küsimused ei tiirlenud enam minu ümber, vaid suundusid mujale. Minu telefon vibreeris sõnumitest, mis polnud justkui kutsetena, vaid proovikivina. Inimesed kontrollisid, kas ligipääs oli muutunud. Hoidsin oma vastused lühikesed ja viisakad. Ma ei selgitanud, ei suunanud, vaid lasin vaikusend teha. Kodus registreeriti muutus enne, kui see oli sõnadesse pandud. Mu perekond küsis küsimusi, mis ei tabanud sihti, uudishimu maskeerinud küsitlused viidates asjadele, mida nad olid kuulnud, oodates, et ma täidaksin tühikud. Ma ei teinud seda. Vastasin vaid sellele, mis küsiti, ja mitte rohkem. Ebaühtlus muutus nähtavaks väikeses, igapäevases vormis, pausid venisid pikaks, järelepärimised kuhjusid vastusteta. Isegi kui ma seda kunagi valjusti ei öelnud, mainis mu ema ühel õhtul tuttavat, kes oli mu tööd kiitnud. Ta vaatas mu nägu hoolikalt, hinnates, kas ma haaraksin võimalusest kinni. Ma ei teinud seda. Mu vend üritas nalja, mis ei tabanud sihti, seejärel proovis teist, mis jäi vastuseta. Mu isa küsis, millal on järgmine koosolek, siis parandas end, küsides, kas üldse on järgmine koosolek. Ma ütlesin, et on, ja jätsin asja sinna. Esmakordselt reageerisid nad teabele, mida nad ei suutnud kontrollida. Liitlane helistas veel kord, mitte et õnnitleda, vaid et ootusi kooskõlastada. Kui nad kahtlevad sinu legitiimsuses, teeme selle avalikuks, ütles ta. Need sõnad ei tundunud väljakutsena, vaid pigem logistilise plaanina. Siis sain ma aru, mis oli juhtunud. Öö, mil kõik muutus, tõi endaga kaasa uue etapi, kus mängureeglid ei lubanud enam privaatseid tõestusi. Just seal, akna ääres seistes, vaatasin, kuidas tänavatuled ükshaaval süttisid, nagu toimivad süsteemid, mis teavad oma ülesandeid. Ma ei tundnud end võitjana, vaid pigem valmisoleku ja selguse tunne oli mind ümbritsenud. Pettumus oli sundinud mind vaatama laiemat pilti ja see uus liit andis mulle jõu, mis tähendas, et seekord ei pidanud ma üksi seisma. Kohale jõudes märkasin, et ruum oli juba rahvast täis. Madal vestluse suminal hakkas kujunema midagi elegantset ja ootusärevat. See ei olnud lihtsalt peresöök ega salajane läbirääkimine. See oli tööstuse degusteerimine, mis näiliselt nägi välja juhuslik, kuid samas seadis vaikselt hierarhiat paika. Lauad olid hoolikalt kaetud, valgus oli soe ja meeldiv, kuid piisavalt terav, et paljastada kahtlused. Inimesed grupitena, mis muutusid, kui keegi tähtis ruumi astus, just nagu raudfilamentide liikumine magneti lähedal. Olin saabunud varakult, et oma väljapanekut ette valmistada. Laua, mis mulle määratud, asus ruumi keskosas, mitte nurgas, mitte mõtlematus, vaid kindlas ja silmapaistvas kohal. Asetasin oma tooted täpselt nii, nagu olin kodus harjutanud, croissantidena, mis kergelt avanesid, et näidata kihilisust, skoonid, mis olid virnastatud rustikaalsesse püramiidi, sidrunipaarid, mis olid lõigatud täpseteks ruutudeks, mis käivitasid valguse mängu. Iga ese seisis lihtsal valgel portselanist taldrikul, mitte midagi, mis toiduga konkureeriks. Olin selle õppetunni saanud mitu kuud tagasi, las töö räägib, kõik muu on müra. Minu nimi kuulutati välja, lihtsustatult järgnes mu pagaritöökoja nimi, ilma igasuguste täiendusteta, lihtsalt kohalolek. Astusin ette täpselt programmis märgitud ajal, ei varem ega hiljem, ja võtsin oma koha, kuhu olin määratud. Seal, paar rida tagasi, märkasin oma vanemaid, kes seisisid veidi eemal peamisest grupist. Nende naeratused olid harjutatud, kuid ebakindlad. Ema oli selga pannud kleidi, mille oli ära hoidnud sündmusteks, kus ootas tutvustamist. Isa kohendas pidevalt oma ülikonda, närviline harjumus, mida olin kogu elu jälginud. Minu vend hõljus nende lähedal, otsides tuttavaid nägusid, valmis igasse vestlusse sekkuma, mis võiks teda ankruna hoida. Keegi ei olnud palunud neid mind tutvustada, keegi ei olnud palunud neid kinnitada. Sündmuse edenedes sai selgeks, kus autoriteet peitus. Küsimused voolasid minuni, mööda minnes kõigist teistest. Üks naine, kellel oli seljas kohandatud pleiser, võttis ühe mu croissanti, pööras selle oma käes ja küsis, kuidas ma kihilisust teen. Selgitasin külmavõid, pikendatud puhkeperioode ja käsitsi voltimist. Ta noogutas, võttis ühe ampsu ja tema kulmud tõusid kergelt. Kihid, ütles ta, seda on tõeliselt tunda.
ta võttis oma taldrikult kaardi ja libistas selle oma taskusse, küsimata, kas see on okei. Kui ema kaldunud naise poole ja hakkas rääkima, noogutas naine viisakalt, kuid olles tagasi laua poole, kus ma seisin, püüdis mu isa kedagi käepigistust teha. Tema ajastus oli lihtsalt vale, et mitte segada juba käimasolevat vestlust. Mees, kellega ma rääkisin, naeratas, lõpetas oma lause ja jätkas teed, ilma et oleks tagasi vaadanud. Mu vend proovis huumorit, visates vestlusse nalja, mis jäi õhku rippuma ning tundus esmakordselt kohal, kuid samas ka täiesti kõrvaline. Üks mees, keda ma ei tundnud, haaras ühe minu tuntud skooni järele, neid toorpiimaretsepti, mille olin pärast arvukate ebaõnnestumiste seeriat lõpuks perfektselt valmistanud. Ta murdis selle pooleks, uurides sisemust nii, nagu juveliir uuriks kalliskivi. Purukord oli tihe, kuid samas õrn just selline, nagu olema pidi. Ta võttis ampsu, näris aeglaselt ja vaatas mind siis otsa. Kus sa treenisid, küsis ta. Ma ei treeninud, vastasin ma, mitte ametlikult. Õpetasin end ise ja veetsin aasta, tehes vigu, kuni sain asja õigeks. Tema näos ilmus esimene siiras naeratus, mida ma temalt olin näinud. See on ainus viis, mis loeb, ütles ta, andes mulle visiitkaardi. Seal oli kirjas hulgimüük ja piirkondlikud kontod, sidemed, mis 6 kuud tagasi oleksid tundunud täiesti võimatuna. Teade tuli ilma igasuguse draamata, ei mingit ettevalmistust, ei muusikat. Diane ja investorid seisisid koos, mitte teineteise ees, ning rääkisid mõõdetud toonides. Nad mainisid esitluses esitusvõimet, järjepidevust ja mahutavust, numbreid projekteeriti lühidalt, puhtalt ja kaunistamata, enne kui need asendati järgmise slaidiga, mistõttu keegi ei saanud neile liiga kauaks peatuda. Praeguste lepingute ja prognoositud kasvu põhjal, ütles Diane, tema hääl kanti kergesti läbi ruumi, hindame tegevust 300,000 aastas, koos partnerluse struktuuriga, mis säilitab operatiivse iseseisvuse, pakkudes samal ajal infrastruktuuri tuge. Ta pausitas, et lisada konteksti. Võrdluseks, keskmine väikese mastaabiga käsitöö pagaritöökoda meie regioonis teenib vahemikus 80,000 kuni 120,000. See tegevus on peaaegu 3 korda kõrgemal sellest standardist, madalama kuluga ja tugevamate marginaalidega. Hinnang esitati selgelt, järgnesid lepingu tingimused, kuid aplaus ei kostnud, ruum vaikis nagu ruumid ikka, kui toimub ümbersuunamine. Inimesed toetasid seljad tahapoole, absorbeerides ja ümber arvutades oma eeldusi. Ma ei vaadanud oma peret, kui see number kõlas. Ma ei pidanud. Tundsin, kuidas tähelepanu ümber jaotub, justkui muutuks gravitatsioon. Ei olnud naeru ega sosinat, need naljad, mis olid olnud 6 aega tagasi, ei leidnud siit kohta. See ei olnud šokk, vaid kinnitamine, mis pidi asju paika seadma. Diane tabas mu pilku ruumi vastas, ei naeratanud, ei noogutanud, ei andnud ühtegi nähtavat signaali, ta lihtsalt hoidis mu pilku hetkeks stabiilselt ja kindlalt, justkui tunnustades kedagi, kes on oma koha lauas välja teeninud. Tundsin, kuidas mu rinnus midagi vabastati, mitte kergendust, vaid vabanemist. Loodetust ja tõestamisest, et veenda neid, kes ei soovinud veenduda, oli lõpuks koorem maha pandud. Nad ei palunud andestust, nad ei pidanud seda tegema. Vaikus ütles piisavalt. Selles vaikuses mõistsin ma midagi, mida polnud varem mõistnud, õigustus ei ole valju, see ei nõua. Käes oli õhtu, mil kõik kahtlejate hääled olid vaikinud ja ruum oli kujunenud tõeliseks kohtumispaigaks. Räägiti uutel teemadel, mis olid nüüdsetel inimestel kõigi eelnevate skeptiliste mõtete kohal. Küsimused voolasid, keskendudes nüüd logistilistele detailidele, tarnete ajakavad, kasvustrateegiad, riskide maandamine. Iga küsimus, mis kõlas, eeldas automaatselt legitiimsust. Vastasin neile rahulikult, nagu olin harjutanud juba mitu kuud ilma liialdamise või kaitsepositsioonita. Üks kohaliku toidupoe ketist ostja küsis, kui suure mahutavuse ma suudan praegu ära teha. Rääkisin ausalt sellest, mida suudan ja mida oleks mul vaja, et rohkem toime tulla. Sa oled esimene, kes ütleb, mida ta ei suuda teha, märkis ta, tunnustades mu avameelsust. Teised lubavad kõike. Tema sõnad kandsid endas tõde, mis oli väärtuslikum kui tühjad lubadused. Kui keegi tõi esile mure, mille nad olid kuulnud, vastas Diane sellele otse, viidates andmetele. Ta rääkis oma tarnete usaldusväärsusest viimase 6 kuu jooksul 97%.
ainult 3% olid ilmastikust tingitud ja need olid eelnevalt kommunikeeritud, ütles ta kindlalt. Olen töötanud 10 kordi suuremate operatsioonidega, mille numbrid on veelgi kehvemad. Mure hajus, jättes ruumi rahulolule. Samas ruumis, kus kõik see toimus, lähenesid mu vanemad esmakordselt sellele õhtule mitte kui väravavahtide, vaid kui märkidena minu kõrval. Keegi küsis mu ema käest, kuidas ta end tunneb, nähes oma tütart edusammudega. Küsimus, kuigi heasoovlik, maitses nagu piinlik eeldus, et mu ema on olnud selle tõusu osa. Ta naeratas veidi liiga kiiresti ja vastas üldiselt uhkuse ja peretoetuse kohta. Me oleme alati teadnud, et tal on talent. Kuid tema sõnad kõlasid nagu ettekavatsetud, isegi kaugelt. Küsimuse esitaja noogutas ja liikus edasi, otsides kedagi muud. Mu isa küsiti, mida ma olen õppinud, nagu otsitaks narratiivi, mis võiks seletada mu saavutusi. Arvutiteadus, vastas ta, kui rääkis, et olin töötanud tehnoloogia valdkonnas aastaid. Ta jäi vaikselt hätta, kui sai aru, et see vastus ei huvita enam kedagi. Küsimuse esitaja oli juba järgmise laua poole liikunud, kus inimesed maitsesid ja küsisid veel rohkem. Mu vend jälgis seda kõike pinge silmega, mis väljendas rohkem kalkulatsiooni kui rõõmu. Ta lähenes mulle korra, seistes vestluse servas, oodates pausi, mis ei tulnud. Nägin teda silmanurgast, kuidas ta kehakaalu nihutas ja tema naeratus vilkus nagu katki ühendatud lamp. Lõpuks ta taganes. Hiljem proovis ta uuesti, püüdes mu silma üle toa. Noogutasin talle, mitte enam. Piir oli nüüd nähtav, mitte sõnade, vaid kohalolekuga. Mina olin seal, kus kuulusin, tema mitte. See ei olnud kätte maksmine, vaid enda nime tagasivõtmine. See mõistmine tuli vaikselt, olles kuskil käepigistuse ja küsimuse vahel laienemise kohta. Nii kaua olin oma identiteeti filtreerinud teiste ootuste kaudu, nende heakskiit oli olnud minu legitiimsuse asendaja. Täna seisis mu nimi iseseisvalt, seotud tööga, mis rääkis piisavalt selgelt, et tõlget ei vajanud. Otsekohene järgnevus oli peen, kuid kohal olid inimesed, kes olid kunagi ettevaatlikud, nüüd aga astusid nad samme, kutsudes üles kohtuma kindlatel kuupäevadel, mitte lihtsalt udustes lubadustes. Kava on järgmine nädal, öeldi selle asemel, et öelda, peaksime millalgi kokku saama. Lubatud järgnevate meilide saatmine toimus tõeliselt ja järjepidevalt. See sotsiaalne tõestus, mille minu pere oli kunagi enda kontrolli all hoidnud, oli nüüd täielikult avalikku sfääri liikunud, kus seda ei saanud enam muuta ega peita. Minu vanemad pidid vastama küsimustele, millele nad ei osanud vastata, ja taluma uudishimu, millele ei olnud konteksti. Neil ei olnud jagada dokumente ega sügavaid mõtteid, nad olid nüüd lihtsalt vaatlejad, kes jälgisid loo arenemist, mille nad ei olnud kirjutanud ega saanud muuta. Kui ametlik osa lõppes, nihkusid istumisjärjestused vastuvõtule. Ilma liigse tähelepanu tõmbamata valisin koha Diani kõrvale, mitte üle toa, mitte grupi vahele, vaid just seal. Rääkisime järgmistest sammudest, võimekusest ja töötajate planeerimisest, ajakavadest, mis tundusid reaalsed, mitte pelgalt ambitsioonikad. Sa tegid selle hästi, ütles ta, tema hääl oli piisavalt madal, et vaid mina kuulsin. Küsimused konsultandi olukorrast sai muutunud kaitsvaiks. Seal polnud midagi, mida kaitsta, vastasin ma, numbrid räägivad enda eest. Ta noogutas. Just nii, numbrid ei oma arvamusi, inimesed omavad. Õpid laskma numbritel rääkida. Minu pere viibis läheduses, piisavalt lähedal, et signaalida oma olemasolu, kuid piisavalt kaugel, et mitte sekkuda. Keegi ei kutsunud neid vestlusesse, keegi ei vajanud neid. Hiljem, kui ruum tühjenes ja vestlus pehmenes, lähenes mu ema, tema kontsad klõbisesid põrandal rütmis, mida olin kogu elu kuulnud. Ta seisis paar sammu eemal, oodates, et teda märgataks midagi, mida ta polnud kunagi varem teinud. Palju õnne, ütles ta ettevaatlikult, tema sõnad olid hoolikalt valitud, et kõlada toetavalt, ilma et ta midagi alla annaks. See on tõeliselt suur sündmus. Aitäh! Kuidas sa end tunned? Mõtlesin küsimusele, kuidas ma end tundsin. Ei triumfeeriv, ei õigustatud viisil, nagu filmid sageli ette kujutavad. Tundsin end selgelt, kohal, lõpuks jälle iseendana, ilma tõlkevajaduseta. Tunnen end valmis, ütlesin. Valmis järgmiseks, ta noogutas, töödeldes midagi, mida ta ei suutnud täpselt sõnastada. Me peaksime rääkima, ütles ta hiljem, kuskil vaiksemas kohas. On asju, mida tahaksin öelda.
6 kuud tagasi oleksin ma kohe nõustunud. Oleksin leidnud aega, ümber korraldanud oma graafiku, teinud ruumi vestlusele, mis keskenduks tema ebamugavusele, mitte minu kogemusele. Täna lihtsalt ütlesin, saame midagi kokku leppida, aga mitte täna. Tema näol ei olnud viha ega kurbust, vaid üllatus. Ta oli oodanud kiiret vastust, kuid sai protsessi. Üks hetk seisis ta seal, ebakindel, kuidas reageerida ootamatule piirile. Siis noogutas ta korra ja astus tagasi. Minu isa viibis veel hetk aega, enne kui järgnes emale. Minu vend jäi veel hetkeks, vaadates mind inimesega rääkimas, kes oli teda kunagi peol eiranud. Mees küsis hulgiostuvõimaluste kohta, täiesti teadlikult meie vahel seisvast ajaloost. Minu vend avas suu, sulges selle ja lahkus. Olin just sel hetkel, mil mu peas keerasid ringid mõtted, mis ei toonud endaga triumfi, vaid selgust. Korjasin enda asju kokku, et lahkuda, ja õhtukaal, mis mind oli surunud, muutus järsku talutavaks. Kummalisel kombel oli võit lihtsam, kui olin ette kujutanud, mitte seetõttu, et see nõudis vähem pingutust, vaid sellepärast, et see ei vajanud rohkelt seletusi. Tõeliselt keeruline osa ootas mind ees, vaikne ja keeruline otsus, kuidas kasutada ruumi, mille olin loonud ja kui palju ligipääsu lubada ning kellele. Väline õhk oli jahe ja tasane. Enne autosse astumist peatusin, tunnetades, et midagi fundamentaalset oli muutunud. Tuba mäletas seda õhtut, lugu hakkas liikuma ilma, et ma sekkuda oleksin pidanud. Esmakordselt mõistsin, et tõeline jõud ei seisne selles, et olla nähtav, vaid pigem selles, kust valida seista, pärast kui oled nähtav olnud. Sõitsin koju pikema teed, mööda kohvikust, kus mind esmakordselt toetati, kui olin alles alustamas, ning mööda kaubanduslikust köögist, kus olin veetnud lugematuid varahommikuid retsepte lihvides, mille järele keegi küsimist ei teinud. Möödusin kõigist neist kohtadest, mis olid hoidnud osi minu teekonnast, enne kui see õhtu kõik nähtavaks tegi. Kui ma koju jõudsin, oli seal pime. Ma ei lülitanud tulesid sisse, vaid istusin lihtsalt köögilauas vaikselt, lastes õhtul mälestuseks settida. Homme ootavad mind e-kirjad ja plaanid, kuid täna oli vaid see teadmine, et olin ehitanud midagi tõelist, midagi, mis kuulus mulle ja mida keegi ei saanud ära võtta, kui nad seda piisavalt valjult ei kahtlusta. Pärast üritust ei lakka mu telefon vilkumas, sõnumid tulid lainetena, vahedega, mis tundusid hoolikalt valitud. Ükski neist ei olnud vabandus. Need olid hoolimise väljendused, õnnitlused, mis olid peidetud tuttavasse vormi, küsimused, mis olid varjatud mureks. Nad ei küsinud, kuidas ma end tundsin, vaid kui palju juurdepääsu nad endiselt omasid. Lasin enamikul neist tundide, isegi päevade kaupa vastamata seista, lugedes sõnumeid üks kord ja asetades telefoni ekraan allapoole, justkui see žest saaks vaikida minevikku. Jõud on võimas, see alandab keele motiiviks. Esimene kõne, mille vastu võtsin, oli mu emalt. Tema hääl kõlas tavalisest pehmemana, justkui oleks ta hetke tunnetanud. Ta rääkis, et on alati uskunud minusse, et ta teadis, et ma leian oma tee. Ta meenutas, et perekond on perekond, et mis iganes eelnevalt juhtus, ei pea enam läbi arutama, kuna nüüd on kõik hästi. Kuulasin teda katkestamata, nagu kunagi varem, kui vaikimine tundus turvalisem kui parandamine. Kui ta pausitas, oodates heakskiitu, mõistsin, et midagi ei olnud muutunud. Kahju ei olnud tunnustatud, vastutust ei oldud nõutud. Halastus taheti ilma vastutuseta. Käisin talle ütlemas, et mul on hea meel, et üritus sujus ja et me saame varsti rääkida, ning lõpetasin kõne enne, kui ta saaks seda veelgi suunata. Piir ei olnud vali, vaid lõplik. Mu vend ootas päeva kauem enne, kui ühendust võttis, justkui arvates, et ajastus võiks parandada tema võimalusi. Kui ta lõpuks helistas, oli tema hääl peaaegu rõõmus. Oli õhtu, kui meie teed taas kohtusid. Tema sõnad, mis rääkisid võimalustest ja meie koostööst, kandsid endas mingit üllatavat soojust. Ta soovitas, et meie varasemad arusaamatused võiksid olla lihtsalt eksitused, mitte pidev muster, mis määrab meie suhte. Kuulates teda, tajusin, et selle sõnumi taga peitus midagi enamat, ta ei otsinud mitte ainult andestust, vaid ka lähedust. Ta nägi, et valgus, mis meid eraldas, võiks olla jagatud ja see mõte tundus talle loomulik. Kuid ma ei olnud valmis. Sel hetkel ütlesin, et ei otsi oma meeskonda laiendamiseks võimalusi, vaid keskendun sellele, mis mul juba olemas on. Ta naeris, mõistes mu seisukohta ja vihjas, et räägime taas.
Ma ei parandanud teda, ei lubanud midagi, lasin selle vihje õhus rippuda, teadlik, et see oli omaette vastus. Öösel, üksi oma korteris, mõtlesin kõikidele kordadele, mil olin liiga varakult andestanud. Iga järeleandmine rahu nimel oli õpetanud neile, et ma olen inimene, keda võib ignoreerida, et ma talun ebamugavust, et suhteid säilitada. Olin aru saanud, et halastus ei ole voorus, kui see on automaatne. See on lihtsalt ettearvatav ja ettearvatavus ei olnud mind kunagi kaitsnud. Nädala pärast kohtusime neutraalses kohas, hoolikalt valitud, mitte minu kodus, mitte nende omas, vaid kuskil avalikus, kus vestlus püsiks kontrolli all. Saabusin esimesena, istusin kohta, kust nägin ust ja ootasin. Kui nad liitusid, pakuti ja vastu võeti kallistusi, nagu oleksime tantsinud leppimise koreograafiat ilma eelneva harjutuseta. Lasin neil rääkida, lasin neil ringi käia teema ümber, mille nimetamist nad kartsid. Kuid kui vestlus seisis, võtsin juhtimise enda kätte. Ma ei hakanud minevikku meenutama, ei loetlenud kaebusi ega nõudnud tunnustamist. Ma väljendasin tingimusi, mida olin valmis jagama ja mida mitte, kus lõppes kaasamine ja algas vaatlemine. Rääkisin neile, kui palju ma neid oma elus hindan, kuid et lähedus ei tule vaid vere kaudu. Ei saa minu otsustele, minu tööle või minu haavatavustele ligipääsu, lihtsalt sellepärast, et me oleme sugulased, ütlesin ma, need sõnad langesid raskelt, mitte sellepärast, et need oleksid olnud julmad, vaid et need olid selged. Mõneks hetkeks valitses vaikus. Reaktsioonid tulid killustatult, mu ema nägi välja haavatud ja süüdistas mind seinte ehitamises, mu isa märkis, et ma olen muutumas, et edu on mu kõvaks teinud. Mu vend irvitas vaikselt, nagu oleks piiride seadmine liialdamine. Ma ei vaielnud vastu, ei kaitsenud oma valikut, lasin nende ebamugavustel eksisteerida, püüdmata seda leevendada. Nemad kutsusid seda üleolekuks, mina selguseks. See erinevus oli oluline. Kuna lahkusime, ei olnud seal mingit lahendust, mis oleks olnud filmilik, ei pisaraid, ei leppimist, vaid hoopis arusaam, mis ei olnud ühtlaselt aktsepteeritud, et asjad ei tule enam kunagi endiseks. Autosõidul koju tundsin tuttavat tõmmet, soovi pehmendada, selgitada, muuta nende jaoks lihtsamaks. Lasin selle mööda minna. Olin õppimas, et võim ei seisne vaid vaidluste võitmises, vaid ka teiste inimeste pettumuse talumises, ilma et kiirustaksin seda parandama. Järgnevates päevades muutus meie dünaamika vaiksemaks. Sõnumeid tuli vähem, distants suurenes. Kui rääkisime, siis vestlus püsis ohututel teemadel, ilm, ajakavad, neutraalsed uuendused. See ei olnud soe, kuid ei olnud ka külm. Ma ei olnud neid karistanud, olin lihtsalt lõpetanud ruumi tegemise käitumisele, mis mind haavas. Hilja õhtul, kui ma uurisin järgmise kvartali plaane, tabasin ennast naeratamas. Olin üllatunud, et pinget polnud, ruumi oli nüüd palju, nii vaimselt kui emotsionaalselt. Saasin keskenduda sellele, mida ehitasin, ilma et oleksin mures katkestuste pärast. Sel hetkel mõistsin, et halastus ja jõud ei ole vastandid. Halastus, mis ei tunne piire, on alistumine, kuid jõud, mis ei tunne piiranguid, on julmus. Minu valik oli midagi nende kahe vahel, midagi, mille olin teeninud. Enne magama minekut sirvisin veel kord oma telefoni. Seal oli lugemata sõnum mu emalt, kuid ma ei avanud seda. Veel mitte. Asetasin telefoni lauale ja kustutasin valguse. Jõud ei olnud enam võitmine, see tähendas valikut, kes ma hakkan olema. Hommik ei toonud endaga kaasa midagi dramaatiliselt ja just see oligi point. Tõusin üles ilma tuttava surunukita rinnus, ilma et oleksin haaranud telefoni, et kontrollida sõnumeid, mis juba ette tundusid keerulised. Aknast paistnud valgus oli tavaline ja vaikus oli teenitud. Esmakordselt pikka aega polnud mul midagi, millele ette valmistuda, ei seletusi, mida pidin andma, ega versioone endast, mida pidin etendama. Ma liikusin päeva alguses aeglaselt ja ettevaatlikult, teades, et see rahu ei olnud õnn, vaid valikute ja piirete tulemus. Küpsetuspood, kuhu ma suundusin, töötas juba enne minu saabumist. Tellimused liikusid sujuvalt, ilma et ma oleksin kohal olnud. Sõnumid, mis mulle saabusid, olid selged, professionaalsed ja lihtsad. Ma ei teinud enam kõike ise ja see ei olnud ebaõnnestumine, see oli märk sellest, et see, mida olin üles ehitanud, suutis eksisteerida ilma minu pideva valveta. Allkirjastasin mõned otsused, vaatasin numbreid ning usaldasin ülejäänu hoolikalt valitud inimeste kätte. Edu ei tundunud nagu aplaus või õigustus, see oli nagu hingamisruum, nagu võime mõelda nädal ette, mitte tunni.
See tähendas, et ei tulnud enam õigustada, miks see elu loogiline oli. Minu suhe pereliikmetega oli muutunud vaiksemaks, määratletud rohkem puudumise kui vastandumise kaudu. Nad ei kaalunud enam minu otsuseid ega küsinud üksikasju, mida nad ei vajanud. Kui me rääkisime, toimus see tingimustel, mida ma suutsin hallata, lühikesed kõned, neutraalsed uuendused, ilma uurimiseta, mis maskeeritud mureks. Nad olid endiselt mu perekond, kuid nad ei olnud enam minu autoriteet. See muutus ei tulnud pidustuste või lõpetamisega, see tuli järjepidevusest, ajapikku näidates, et ligipääs mulle ei olnud automaatne ja et minu elu ei olnud läbirääkimisteks avatud. Varem arvasin, et vabadus saabub hetkest, kui nad tunnistavad, et olid vales. Ootin vabandusi, mis kunagi ei tulnud, tunnustust, mis võiks kõike neid aastaid, mil olin end vähenenud, valideerida. Kuid õppisin midagi raskemat ja kasulikumat. Kõige raskem osa ei olnud nende vale tõestamine, vaid selle versiooni unustamine, kelleks nad tahtsid, et ma oleksin, see, kes selgitas liiga palju, kes küsis, kas tohib mugavalt eksisteerida, see, kes uskus, et harmoonia nõuab enese kustutamist. Temast lahtilaskmine tundus esialgu nagu lein, kuid siis oli hetk, mil leevendus tõusis mu hinges, kuid mu mõtted kippusid ikka ja jälle tagasi selle õhtusöögi juurde, mis oli jäänud meelde oma erilisuse ja valusate tunnetega. Sellised mälestused, nagu need, kajavad meie sees kaua pärast seda, kui need on möödas. Mäletan selgelt isa häält, venna naeru ja ema hoiatust. Nüüd, tagasi mõeldes, ei tundnud ma enam viha ega soovi öelda midagi teistmoodi kui tookord. See õhtu ei murdnud mind, vaid selgitas kõike. Ta näitas mulle selgelt, kus olid jooned tõmmatud ja kui palju ruumi olin ma andnud, seda isegi märkamatult. Selgus, mida ma õppisin, on sageli maskeeritud valu all. Ma ei ole enam see, kes ma olin, ei vali ega karju, vaid tasakaalukam. Ma ei oota, et kõik mõistaksid mu valikuid või nõustuksid nendega. Ma ei vaja vabandusi, et edasi liikuda. Ma ei muutunud kellegiks teiseks, et see kõik üle elada, ma muutusin tugevamaks, et mitte lasta end kergesti kõigutada. See mina, kes nüüd olemas on, ei ole kütkestatud mässust ega kätte maksmisest, vaid tasakaalu leidmisest. Ma tean, mis on oluline ja mis mitte, ning valin rahu ilma teistelt luba küsimata. Kui oled kunagi naerualune olnud, sest oled valinud teisiti või oled vaikides seisnud, kuna hääletamine tundus liiga suure hinnaga, siis sa pole üksi. Kui sa seisad laua ääres, kus keegi ei usu, et seda, mida sa ehitad, on võimalik saavutada, ei tähenda see, et sa eksid. See tähendab lihtsalt, et nad ei näe seda sellest kohast, kus nad istuvad. Kui see lugu tundus tuttav, siis jagan hea meelega sinu oma kommentaarides. Ja kui sa oled endiselt selle keskel, vaikselt ehitades, samas kui ruum kahtleb, siis ära lahku. Jätka ehitamist. Ma ei võitnud vaid vaidlemist, vaid võitsin tagasi oma elu ja mul ei olnud selleks kellegi luba vaja.